Siis minu meelest ajalugu kordub jällegi. Ehk siis kõigepealt Päts kehtestas ju diktatuuri, mis on tegelikult, ütleme, et siis oli, ütleme, et Riigikogu praktiliselt kaotas töövõime. Ja praegu on täpselt sama. Opositsioon on tasalülitatud põhiseaduse vastaselt. Mis on veel toimunud? Eesti andis ära oma relvastuse Ukraina toetuseks. Võtame aastatesse sinna 30 tagasi, siis ju täpselt samamoodi. Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, oleme tagasi jälle meie saates Eestimaa maskita lood Pärnu linnas, Luule raadios, meie tavapärases stuudios ja seekord on meil juubelisaade koguni. 30. saade juba Eestimaa maskita lood läheb siis eetrilainetele. Ja tahaks nii palju öelda, et seal YouTube'i kanalis on selline võimalus, et teha end meie saate tellijaks, nii et see on võimalus meid toetada, kui teil vähegi võimalust ja soovi on, et see on meil abiks, et hakake meie tellijaks. Võib-olla meil saame ka midagi rohkem osutada, kuidas seda teha, aga see peaks olema päris lihtne, see on samas YouTube'i ekraanil olemas. Täna meil on jälle stuudios tavapärased Sven Kivisildnik, Sõnakad mehed ja Reimi Loel ja muidugi meie saate külaline riigikogulane ja tuntud poliitik Kalle Grünthal oli nõus meil täna külaliseks tulema ja siis ma arvan, et ka need teemad on paljuski sellega seoses aktuaalsed. Ja alustakski vahepeal, mis siin juhtunud on, et Kaja Kallas läks Võrru ja rahvast rahustama ja läks kõik hoopis vastupidi välja, et võib-olla alustaks sellest, et mis ma see niimoodi võis minna, et Kalle on nagu seal selle suurele võimule natuke päris palju lähemal kui meie, et valgustab meile. No mis ma selle kohta oskan öelda, et mina isiklikult Võrus ei olnud. Küll aga ma väga huviga jälgisin siis põhimõtteliselt nii Maalehe salvestisi kui ka seal kohalike elanike salvestisi ja seal käis ikka tõsine andmine ja ma pean tunnistama, et Kertu Luiss seal tegi väga tõsist tööd selles osas, et näidata, kui tobe tegelikult see Kaja Kallas on, kes ei tea meie elus mitte midagi. Ja minu jaoks oli nagu, ütleme, see keskne teema seondus sellega, et seal tõusetus probleem siis sellest, et väidetavalt on siis Ühendriikide sõjaväelased vägistanud sealseid tüdrukuid. Ja kuna ka Kapo aastaraamatus oli see kirjas, et nimetatud sündmus on desinformatsioon, ei vasta tõele, siis oli minu jaoks olemas kaks infoallikat. Üks, mis kinnitas seda kohalike elanike poolset probleemi ja teine siis on meie jõustruktuurid oma, kes oma aastaraamatus, kus tavaliselt tegelikult selliseid nii-öelda väidetavad Kremli narratiivi eriti ei kajastata, oli kohe välja toodud. Ja oma pühas lihtsameelsuses siis infotunnis ma siis välisminister Margus Tsahkna käest siis esitasin küsimuse, et olge head, andke infot, et mis toimub selles asjas, et selline, rääkige tõtt meile, eks ju. Ja minu hämmastuses oli see, et tegelikult Tsahkna väga ärritus selle peale, ütles, et selliseid Kremli narratiivi ei tohiks üldse siin rääkida ja üldse me panema suu kinni panema ja niimoodi. Ütleme, ma sain paraegu kohina seal kätte. Ma küsin vahel ja siis kuulajatele, vaatajatele selgituseks, et see oli siis Riigikogu infotunnis. Riigikogu infotunnis, jah. Ja siis küsimus oli selles, et Ameerika sõjaväelased on vägistanud siin Eestis kohalikke Võru tüdrukuid. Just. Et see ei ole kuskil Filipiinidel, vaid see on kuskil külmkapi taga. No, mõned poliitikud teevad seda ka, jah. Aga minnes nüüd selle sama teemaga edasi, siis ma muidugi väga läksin tigedaks selle peale, kuna mul rohkem küsimusi ei olnud, siis ma muidugi
avaldasin oma tõsist nördimust siis ka selle protseduurilise küsimuse kaudu. Aga ütleme, see oli see hetk. Aga muidugi mulle ajas see teema harjapunaseks, sellepärast ma olin seda Ühendriikide ja Eesti Kaitseväe vahelist lepingut näinud eelnevalt, juba ka tutvunud ja kuna selle sama lepingu oli allkirjastanud siis tegelikult seesama Margus Tsahkna tolleaegse kaitseministrina, siis võtsin selle põhjalikult ette. Ja siis selgus, et tegelikult on toimunud selline väga huvitav pööre selle lepingu sõlmimisele, et Eesti on loobunud oma karistusõiguslikust jurisdiktsioonist selliselt, et nad ei menetle Ameerika Ühendriikide sõjaväelaste poolt toime pandud kuritegusid. Ja see oli minu jaoks väga hämmastav, sellepärast, et kui ma nüüd vaatame ka karistusseadustiku kommentaare, minu meelest, kui nüüd oli territoriaalsuse printsiip, siis on sealt eraldi välja toodud, et kui riik loobub karistusõigusliku osade isikute suhtes teostamisest, siis ta loovutab tegelikult oma suveräänsuse. Ehk siis ütleme, kui minna väga halva näite juurde, siis sisuliselt Ühendriikide armee võib minna Toompeale, teha mis tahab ja mitte mingisugust karistusõiguslikku tagajärge sellele ei ole. Ja seoses eelnevaga ma esitasin siis ka Riigikogu paar tagasi esitasin siis eelnõu, mille kohaselt siis tegin ettepaneku Vabariigi Valitsusele, et nad vaataksid selle punkti ümber, sest sellega ohustatakse tegelikult sellega, et me ei karista Ühendriikide sõjaväelaseid, ohustatakse tegelikult riiklikku suveräänsust. Eile sain teada, see saadeti mulle tagasi, kuna üksikisik, ütleme parteitu saadik, nagu ma olen, ei saa esitada Vabariigi Valitsusele ettepanekut sellisel kujul nagu on. Aga muidugi seda võivad teha komisjon ja siis ütleme fraktsioon, kas siis EKRE või mõni muu. Nii et vaatame, mis sellest asjast edasi saab, aga see probleem, mida sa ütlesid, on äärmiselt tõsine ja minu tegemist on sisuliselt baaside lepinguga, kus tegelikult siin Eesti territooriumil viibivad võõrvägesid meie karistada ei saa. Aitab küll praegu mulle. See selgitab seda, ma ei mäleta, kas ma vaatasin seda Vanglaplaneedilt või kuskilt mujalt ülekannet sellest samast sündmusest sealt. Ja seal oligi siis, ma mäletan just seda, kuidas Kaja Kallas väitis vastuseks keegi ütles, et aga siin vägistatakse ja politsei midagi ei tee. Ja Kaja Kallas ütles, et sellist asja ei saa õigusriigis olla. Et huvitav, et ta on nii ebakompetentne, et ta isegi ei tunne seda baaside lepingut. Et politsei ei saagi midagi teha, kui on tehtud rahvusvaheline leping. Samas rahvusvaheline leping ei tohiks selle põhiseadusega vastuolus olla. Vot siin on see üks nüanss, mille ma rõhusin, oli see, et Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb seda, et on keelatud sõlmida põhiseadusega vastaseid lepinguid, rahvusvahelisi lepinguid, et see oli üks nüanss, millele ma oma selles ettepanekus tuginesin. Mina ei näe selles praegu mingit erilist vahet, oli, kas on 39. aasta need baaside lepingud, sest võin tuua siin ühe sellise näite, see oli kunagi, ütleme minu ühe selle Soome kliendi poolt, et ta rääkis, kui oli see 1939. aastal Eestis olid need Vene väed olid sees, kaasa arvatud kõik, ka lennuvägi oli sees ja kui algas see Soome talvesõda, siis tegelikult, ütleme, kuna ma ise Raplas olen, siis Rapla kõrval oli toeks Kuusiku lennuväli, mis oli tollel ajal päris oluline ja sealt lennuväljalt sooritati pommirünnakuid isegi nii kaugele Soome, kui oli Kauha joki. See on, ütleme, mingi 330 kilomeetrit Helsingist ja seal mingi üks lennuk, mis alla lasti, siis selle piloodi taskust leiti kõik juba Eesti raha, pluss veel olid mingi postkaardid, Rapla pildid ja mis seal kõik olid. Nii et tegelikult, kui me võtame selle sama baasilepingu, mis praegu on, siis kui siit nüüd sooritatakse ka otseselt juba hakatakse mingid rünnakuid sooritama, siis me olemegi juba sõjas. Ja see, kui me räägime siin mingit suur teema on olnud see, et Vene need mingi GPS-i segajad, mis siin praegu katavad ära, teinekord ka mingi pool Eestit isegi, siis ma ei tea, kas nad kardavad tõesti, et siit Eestist võidakse juba mingi droone kuhugi nende pihta lennutada.
No Venemaa ju süüdistab juba mõnda aega, et droonid on siit kuskilt Eestist või Soome lahelt või Soomest lennanud sinna, kus need plahvatused on olnud siin. Ja, no ütleme, see nüüd läheb sellest vägistamise teemast natuke kõrvale, aga ma räägin, kas meil on praegu mingi 39. aasta baaside lepingu ja praeguse mingi baaside lepingu, kas siin on vahet? Me oleme samamoodi juba, me ei ole enam vasalliriik ka, me oleme koloonia juba, mida me korduvalt oleme rääkinud. Kas seal on ka mingi aeg, kaua see leping siis kehtib? Ma ei mäleta seda nii detailselt, aga see sama leping on tegelikult riigi teates leitav. Küll aga ma nüüd ütleme Reimi jutule tahaks öelda, et tõid selle viite sellele, et see on äärmiselt sarnane kõik, eks. Ja, äärmiselt sarnane. Aga tegelikult me vaatame suurt plaani tervikuna, siis minu meelest ajalugu kordub jällegi. Ehk siis kõigepealt Päts kehtestas ju diktatuuri, mis on tegelikult, ütleme, et siis oli, ütleme, et Riigikogu ju praktiliselt kaotas töövõime. Ja praegu on täpselt sama. Opositsioon on tasalülitatud põhiseaduse vastaselt. Mis on veel toimunud? Eesti andis ära oma relvastuse Ukraina toetuseks. Võtame aastatesse sinna 30. tagasi, siis ju täpselt samamoodi, ütleme, Eesti andis Hispaania sõja tarbeks ära oma relvastust klausliga, et nad mingisuguse perioodi jooksul saavad tagasi. Täpselt sama situatsioon on ka praegu. Mis puudutab nüüd baase, siis ma ei hakka seda üle kordama, tulid sisse ka Nõukogude armee, lasti siia sisse oma baasidega ja ka nendel oli seal niimoodi, ütleme, oma suletud territoorium, kus nad siis, ütleme, toimetasid ja muidugi käisid ka külades laiemas, aga see oli ju teada. No, väga hea on see, et Mart Sander, kes tegi selle mingi telesarja, need litsid ju, seal oli väga hästi kirjeldatud, kuidas see elu käis. No, ma ei tea, kas siis praegu oleks see, et mis siin, ma ei tea, kas see oli eelmise aasta teema või juba üleilmise aasta teema, kui nüüd ütleme, et Ukraina põgenikud massiliselt sinna Saaremaale tulid ja kui seal hakkas järsku mingi AIDS levima. Oleks võinud seal mingi suurema põgenikukeskuse sinna kuskile Võrru teha, siis oleks nagu mingi vastastikus huvi korral ja oleks need kohalikud tüdrukud puutumata jäänud. Ja me vajame sellist institutsiooni, mis siis nagu viiks kokku Ukraina naiskodanikud ja Ameerika meeskodanikud. Et mõlemad on ju oma kodust eemal, eks ole, ühel ei ole mehi kaasas, teistel pole naisi kaasas, huvi on, eks ole, paljud on noored, täies elujõus inimesed. Ma arvan, et see on just see riik, kes väga palju hoolib seksualismist, homoseksualistidest, niinimetatud abieluvõrdsusest. Siis võiks siin ka olla selline immigratsiooni seksuaalvõrdsus. Et need sisse tulnud isikud ikkagi saaksid kuidagi riiklikult toetatud oma juhuvahekordades. Miks ainult abielu toetada? Ega see ei ole ainus seksuaalse läbikäimise viis tänapäeval. Mina arvan, et ka juhuvahekordi see peaks olema hooramisvõrdsus. midagi taolist. Ma tahan nüüd täiendada nagu Sveni juttu veel sellega, et arvestades, et kui progressiivne see Ameerika ühiskond juba on, et siis ega ju meil on siin ju, Ukrainast on ju paljud ära põgenud ka noored mehed, et ka nemad võiksid siin leida ju vastastikust mõistmist. Ja loomulikult nad võiks omavahel abielluda. Et ma ütleme, teie nüüd mõttekäigust sain veel ühe nii-öelda selle riigiõigusliku lepingu osas ühe täiendava mõtte. Lisaks sellele, et karistusõigus hakkaks kehtima, kui ütleme, Ühendriikide sõjaväe osas, mis tuleks lepingus ära muuta, tuleks lepingusse sisse panna seesama, mida siis oli see hooramise punkt. Hooramisvõrdsus. Et ütleme, need kaks huvigruppi viia kokku lihtsalt. Et need on ju suured, need harjutusväljakud või sõjaväebaasid, need on ju meeletult suured. Seal võiks olla oma sellised naisimmigrantide nagu keskused. Nad elavad seal barakkides või kuidagi, ei peaks maksma näiteks. Ameerika valitsus, ma usun, hea meelega maksaks oma sõdurite meelelahutuse eest. Lihtsalt on vaja. Aga see on ju ajaloos neid igasuguseid sõjaväebordelle on olnud ju varemgi nii esimeses kui teises maailmasõjas. Miks siis nüüd kolmas peaks olema nagu kuidagi selline pooletoobisem sõda? See peab olema samasugune. Ämari lennuvälja juures on, kui nüüd ütleme Tallinna poolt sõita sinna, siis on üle jõe vist vasakut kätte üks imeilus loss. Ma ei mäleta, mis koht täpselt see oli. Aga ma mäletan seda, et kui ma olin Nõukogude armees, olin sundaega teenimas, siis ma olin ühe kõrge ülemuse autojuht ja me sõitsime sealt mööda ja läksime just Ämari lennuväljale. Ja siis need kindralid auto täis mul
ja see üks näitab näpuga selle lossi peal ütlema, vaat siin oli teise maailmasõjal oli sakslaste bordell, nad tegid selle lennu ära, kus nad käisid vaja käia, pommitamas, hävitamas midagi ja siis läksid oma pingeid maandama selle lossi. Nii et tegelikult te olete praegu minu hinnangul andnud siin sellised, ütleme, huumori vallas neid, ütleme, arvamusi, aga tegelikult on see eluline vajadus, mida Saksa sõjavägi tollal väga oskuslikult ära kasutas. Muide väga huvitav on ühe sakslaste kätte Eestis vangi langenud Briti lenduri mälestuste raamat, kus ta räägib sellest, et sakslased väga nagu hoolitsesid isegi vangide seksuaalelu eest, et tema kongi pandi siis mingi kinnipüütud naismetsavend. Et lenduril ei oleks igav. No muidugi sealt väga, ta nagu ei kiitnud heaks seda valikut, ta oleks midagi muud tahtnud, aga sakslased andsid oma parima, ju siis hetkel ei olnud rohkem naismetsavendi kätte saadud. Aga jah, ja Tartus oli see bordell, kus siis sakslased hullasid, oli Aia tänav 10. Seda ma tean oma vanaonu värvikatest mälestustest. Värisevatest. Et kui nüüd tulla tagasi veel selle sama tõsisemalt natuke rääkida sellest samast liitlasvägede tegevusest, mida siis praktiliselt ei kontrollita, siis ma palusin ka, kui ma selle postituse tegin selle baaside kohta ja vägistamise osas, palusin endale infot saata. Ma kõik ei räägi, mis infot ma olen saanud, aga minule üks jäi silmaks olukord, mis on toimunud Tapal ja mida siis, mis kajastus ka siis, ütleme, Kertu Luisu ja siis selle Kaja Kallase vahelises arutelus seal, kus siis Kaja Kallas siis ütles, et mõned Briti sõdurid on siin üleannetusi teinud, aga tegelikult see üleannetus on väga tõsine. Ma sain kirja ühelt endiselt sõjaväelased, kes siis kirjutas järgmist, et ta oli sõjaväelane, siis läks oma siis naise sünnipäeva kuskil mingisse baari seal pidutsema. Ja seal oli ikka, ütleme, liitlasvägede sõdurid, kelle vanemad või mehed, kellega siis ta kontakt oli hea. Aga seal oli siis tekkis ühel hetkel mingisugune 20-meheline noortemeeste punt sinna ja need seal hakkasid jagelema ja läksid siis kaklema ja kaklus järgnes siis ka õues. Ja siis Eesti poiss siis arvas, et peaks oma naise sünnipäevalistega sealt ära minema ja hakkasid ära minema ja ühel hetkel jooksis siis kaklevas pundist jooksis üks Briti sõdur siis järgi ja ütles, et kus sa nüüd lähed oma naistega, et need ei lähe siit kuskile. Aga selle peal oli siis jõudnud kohale ka siis Briti sõjaväepolitsei ja hakkas seal lahutama ja see Briti tüüp läks sinna tagasi ja ühel hetkel jooksis jälle ja põhimõtteliselt läks siis selle naisele kallale ja lõi ta pikali maha ja istus talle kaksiratsi üle kõhu ja kukkus siis taguma teda. Et naisel olid pärast päris pikaalised tervisekahjustused ja kutt nägi muidugi seda vägivallaakti ja pani talle siis lätaki jalaga ära, selle peal juba Eesti sõjaväepolitsei Briti oma jõudis kohale, panid talle Eesti mehel käed raudu ja kui ütleme, et Eesti militaarpolitsei jõudis kohale, siis nad muidugi vabastasid selle eestlase, aga lõpp oli siis selline, et britid tulid siis ja nõudsid siis eestlase käest siis ütleme vabandust hoopis, et ta peab vabandama, et ta on sellise probleemi tekitanud. Nii et tegelikult on see teema ja küsimus äärmiselt tõsine. Meenub nagu see episood sellest Kevade filmist, kus seal mingi kaklus oli ka siis mingi matside ja järasrahva. Mis kinni ei jää, sai kinni löödud. Jah, et siis on edasi, kes pidid ikka vabandama, tuli matsirahvas pidi vabandama. Aga sa ütlesid, et kogunud infot, kus allikatest ja millist infot veel, kas sa politsei poole ka pöördusid, et saamiseks? Ma võin sul vastata niimoodi, et kuna mulle Tšahkna ei öelnud midagi seal, et ütles, et see on tegemist Kremli narratiiviga, mida ei tohi levitada. Ja mul ei ole selle kohta informatsiooni, kas need vägistamise juhtumid on tõesed või mitte, siis ma palusin lihtsalt inimestele anda informatsiooni selle kohta. Ja ma ütlen, et mõned asjad, mis on mul olemas, on suhteliselt sellised, mida ma ei saa praegu siin rääkida. Seal on delikaatsed isikuandmed sees
ja mul ei ole lihtsalt võimalik teha, aga kuna ütleme selle alginfo andja on ikkagi Kertu Luisk ja teda on minule teadaolevalt kutsutud ka siis politseisse ütlusi andma koos oma siis juristiga, siis ma võtsin ka Kertuga ühendust, et mitte mingil juhul sinna üksi ei tohi minna, sul on õigus kaasa võtta siis enda kaitsja, sest ka sinul on olemas õigus, et kõigepealt peab olema selge ka millises staatuses ta läheb sinna, kas ta on siis tunnistaja või on ta midagi muud. Et olles 25 aastat põhimõtteliselt ütleme kokku puutunud ka juriidikaga nii kriminaal kui ka kriminaalõigusega, kaitsefunktsiooni andmisega, siis nad on väga varmad ära kasutama sinu teadmatust selles osas ja praegu Kertu Luisk, kes on selle informatsiooni allikas, ütleme, peab siis selle asja lõpuni viima. Siis on pilt selge. Mina ei väida seda, et see vägistamised juhtumid on, kas on tõesed või on valed. Ma ei oska seda öelda. Mina tahan infot saada, aga samas ma ütlen, et see juhtum ikkagi näitas ära, et Eesti riigi suveräänsus on tegelikult väga haavatav. Seesama, et karistusõigus ei kehti. Ja kui see leping tegelikult ju välistab ka, mis on oluline, leping välistab tegelikult praegu ka, ütleme, Eesti politsei sekkumise sellisesse probleemidesse, sest USA militaar- ja politsei ja nende uurijad tegelevad seda ka ise. Just nimelt, et nad mõistavad siis ise kohut või teevad mingi otsuse või kuidas seda nimetatakse seal. Või ei tee üldse midagi. Aga lihtsam on selleks, et mitte häirida liitlassuhted, mis see paar tõrrukusel on, kui seal osutub tõeks, eks ju, siis parem on mitte need liitlassuhted rikkuda sellega. Aga need juhtumid ikka, need vägivallajuhtumid näitavad, et need liitlased ei ole elujõuetu selline lötimass, vaid neil on ikka nagu power sees, et kui nad lahinguväljal oleks, nad oleks ikka millekski võimelised. Et praegu nad kasutavad oma ülevoolavat energiat muidugi halvasti, aga see energia on olemas, see vägivald on olemas, et nad on ohtlikud. See on olemas. Jah, et ei ole nagu suvalised tüübid, et nad on saadetud mingid prillidega nohikud, nokivad nina ja lehvitavad vikerlippu, ei ole tõsised härjad ja nina nokkijad on. Sven, oled sa kindel, et see energia ikka vabaneb õiges kohas, et see paistab nagu vales kohas vabanema? Ma usun ja loodan seda. Nina nokkijast droonioperaatorid on ka kuskil võib-olla kindlasti. Ega Ameerika sõdurite vägitegudest mujal maailmas on ju uudiseid ju küll kuuldud, et see ei ole nüüd, et seda ei ole kunagi ega kuskil olnud. Ameerikased, need on ju nagu mingi munga ordu, et seal kõik käivad nööri mööda ja teevad kükke, kui kästakse. Ei ole see nii olnud. Et nad on ikkagi sellised suht nagu laamendav seltskond olnud. Et selles mõttes mina võtan neid nagu uudiseid või teateid tõsiselt. See võib nii olla, kuna seda on ka varem juhtunud. See ei ole midagi sellist, mis te räägite, kus siis varem on. Ei, on olnud siin, seal ja kolmandas kohas. Aga kui me nendest ordude juurde juba korra läksis, kui need kunagi need ristisõjad olid ja siis sama see templiordu, kes oli üks tolleaegne see löögirusikas oli ja siis aga need olidki nagu munga, aga nemad siis nagu neid maandasid oma pingeid oma vahel siis. See oli selline organisatsioon. Aga tuleme selle teema juurde tagasi, et ega sa ei peagi ju delikaatset isikuandmeid meile siia avaldama, aga siis Kertu Luisk sisuliselt nagu tunneb neid naisi, kes siis ohvriks langest või kes neid siis nagu tunneb, et need inimesed ikka on olemas, et see nagu sellist mõttes. No ütleme niimoodi, et ma tuginen sellele infole, mida Kertu ütles sellel samal Kaja Kallasega kohtumisele, punkt 1. Punkt 2, enne seda oli Kertu Luisk teinud ka postituse, kus väidetavalt on üks taksojuht ja siis keeldunud neid teenindamast ja üks teenindusasutus on neid samuti keeldunud teenindamast nende samaste juhtumite pärast. Nii et selles osas ma ei ole selles info väljas, et ma täpselt teaksin. Aga ma tahaksin ütlema just, et Sveni... Siis see teenindusasutus oli Võrus. Võrus, jah. See on Võrus ja see info on leitav tegelikult ka Kertu Luisu Facebooki lehel ja ma kasutasin ka oma küsimuse esitamises just ütleme seda tema poolt avaldatud informatsiooni. Aga sa tamaga ise nagu ei rääkinud? Olen rääkinud küll, jah, tähendab ja andnud talle ka mõningad mõtted, kuidas ütleme seda politseis käituda ja kuidas sinna minna ja ta ütles, et põhimõtteliselt on ta kaetud selle kaitsefunktsiooniga, nii et
et ma ei pea selle pärast nagu muretsema. Aga seal on ju teine faktiline olukord, et Kertu Luisk esitab Kaja Kallasele väga-väga ebameeldivaid küsimusi ja ta ju kutsutakse hiljem politseisse, et see ei ole ka ju mingi õige asi ju. Kui on midagi juhtunud ebameeldivad, ega siis tuleb ju sellest rääkida, et ega siis sellepärast, kui keegi sellest räägib, ega siis sellepärast politsei ei pea sekkuma nii või? Ütleme, mispärast, kõigepealt ütleme küsimused küsimuseks. Praegu ütleme, aktuaalne teema on praegu see, et on olemas vägistamissüüdistuse etteheide, mida on vaja kontrollida, kas see vastab tõele või mitte. Järelikult politseisse kutsutakse ka selle vägistamise süüdistuse etteheite pärast, kontrollimaks seda. Sina kutsutakse ohver, siis ega Kertu Luisku ei vägistatud. Nõus sellega. Ei, ma olen nõus sellega. Aga ütleme, vägistamise teema on suhteliselt sensitiivne, mida ütleme naiste rahvas ei taha rääkida, ta tahab selle unustada ja nii edasi. Et selles mõttes on, ma ei mõista Kertu käitumist absoluutselt hukka, kuna ütleme... No tema käitumist ei saagi hukka mõista, see tuleb heaks kiita, et selline asi tuuakse avalikuks. See peab ju kaitsma teisi inimesi sükste asjade eest. Vähemalt selline mõte on. Järgmise võimalik ohvreid on ju Reimi. Ma toon kõrvalt sellise, mis mulle jäi silma. Meil külaline tahtis midagi öelda. Ei, ma tahtsin öelda seda, et tegelikult ikkagi ma natukene kordan ennast, et see sama ohver ju ta tunneb piinlikkust selle pärast, see on raudselt, ta tahab seda kõike unustada ja kui see sündmus väidetavalt toimus siin möödunud aasta oktoobrikuus, siis selge see on pikka selline ajaline periood, kus juba see asi hakkab natukene arvistuma. Ja Kalle, aga me ei tahagi neid ohvrid siia kuhugile välja tuua, see on politsei teema. Sellega tegeleb ju politsei. Aga pole ju politsei teema, kui on baaside leping ja see on antud Ameerika asehalduri nagu otsustada. No nad peavad ju vastu võtma ju kuriteo teate ju alati vastu võtta. Seda nad ei sellest keelduda. Midagi sellist, jah. Ma ei tahaks nüüd kõike kaarte siin, Kertu kaarte siin nii-öelda kaameras välja rääkida, et mõned asjad peavad jääma ka politseile üllatuseks, muidu nad lihtsalt, ütleme, valmistavad selleks ette. Et andke andeks ka nii teie kui vaatajad, aga ma ikkagi ütlen, et Sven pani asjale punkti praegu ära, öeldes seda konkreetselt ära, et kui Eesti selle karistusega õiguslikuga asjaga ei tegele, siis seda sündmust pole olnud. See ei ole Eesti riigi pädevuses ega Eesti politsei pädevuses, kõrgemal on otsustatud, et on parem, kui eestlasi, antud juhul võrulasi vägistavad ameeriklased, kui et siia tuleksid Vene väed ja vägistaksid venelased. Ma tulen nüüd selle teema juurde tagasi, ma ka vabandan, ma pean ütlema ühe asja välja, et enne kui ma selle eelnõu, millega siis muuta seda ameeriklaste käitumist ja karistamist Eestis, ma vestlesin pikalt ühe Eesti kaitseväe ohvitseriga, kõrge ohvitseriga ja küsisin, kuidas see võimalik on, eks ju, ja nii edasi. Ja no ta põhimõtteliselt rääkis sama, ütleme sellest vägistamise osast, et selleks peab politsei, kui menetle, siis peab politsei aru andma, nii edasi. Ma olen nõus sellega absoluutselt, aga ta jäi hätta vastamisega küsimusele, et kuidas on võimalik, et Eesti ei saa karistada sõjaväelasi. Ja siis ta ütles välja selle, et Ameerika kaitseb väga kiivalt oma sõjaväelise kodanikke. Sest see sama leping puudutab ka nüüd tsiviilisikuid seal, et nad ei tule üldse enne selle riigi territooriumile, kui on olemas karistusõiguslikud tagatised, et võõrriik ei sekku, ei hakka neid inimesi vangi panema. Ja ma küsisin, et aga see on ju põhiseadusega vastane. Ütles, et ma ei oska sellele vastata, aga see on dogma. Selles mõttes on ta dogma, et nii on ja nii pidi jääma ja mitte keegi ei saa sellesse sekkuda. Väga huvitav lähenemine. Minu meelest see on tüüpiline rahvusvahelise õiguse nagu sellise rakendamise viis, et seegi jõudsel õigus. Ameerikal hetkel on jõud, vähem kuigi palju seda jõudu või vähemalt isegi kui ei ole reaalselt näib välja, et seal mingi jõud on. Ja kui seda jõudu tunnustatakse, nad võivadki kõike teha. See on rahvusvahelistes suhetes väga tavaline asi. Ei ole ju mingit rahvusvahelist institutsiooni, mis saaks ühe tugeva riigi kuidagi mingitele seadustele või millelegi allutada. Seda ei ole olemas. Sellepärast, et ta on kõige tugevam, mitte keegi ei saa tema üle kohut mõista.
täpselt nii käib nagu džunglis. Ma lisan selle karistusõiguse paragrahv 7, kui ma ei eksi, on see karistusõiguse territoriaalne kehtivus. Ja seal on kommentaarides on öelnud väga selgelt ära, mis tugineb tegelikult Riigikohtu praktikale jälle, ütleme, on see, et karistusõigus kehtib absoluutselt iga isiku kohta, kes paneb selle riigi territooriumil toime kuriteo. Ja see asi laieneb veel ka lennukitesse ja ka laevadele, kus on, ütleme, see on selle riigi territoorium, eks ju. Ja kui nüüd ühel hetkel, ütleme, riik ei saa karistada tema territooriumil toime pandud kuritegude eest, siis karistusõigus, see kommentaarid ütleb konkreetselt ära, et rahvusvahelise õiguse tasandil on tegemist ohuga selle riigi suveräänsusele. Ükskõik, mis ta toime panevad. Mina tahtsin nüüd sellise näite tuua, et olen jälginud nagu seal ka sotsiaalmeedias ja siis, et kuidas meie see peavoolumeedia on selgelt võtnud nagu positsiooni antud küsimuses, et see ei ole mitte nagu suveräänse riigi kodanike poolt nad ei ole, vaid pigem on asunud ründama nii Kertut kui ka seal teisi, kes seda teemat vähegi puudutanud on. Ja siis, mis jäi silma ka need, ütleme, kommentaarid, mis sinna alla tulnud olid, siis kus need kohalikud võrukad näiteks Õhtulehe mingi selle artikli alla panid kohe, et kuulge, Õhtulehe ajakirjanikud, et tulge Võrru, et te augute praegu vale puhul, räägime kõik need asjad sirgeks. Nagu Kaja Kallas läks Võrru ja asi lõppes katastroofiga, sellepärast, et rahvas ütleme, elas oma frustratsiooni välja ja Kaja Kallas selle järgi, mis mina nägin küll nagu mingisugust nagu lahendust ei suutnud pakkuda, kuidagi nagu adekvaatselt reageerida, et teda ei oleks vaja saata nagu kriisikoldesse, ta ei saa seal hakkama. Ma ütlen ühe kommentaari. Ta arvas, et ta tuleb infotundi, kus on 1 või 2 küsimust, ta saab ükskõik mis jama suust välja. Tema läks Võrru nagu mõttes edasi, et tema läheb seda sõjatahet sinna maha müüma. Aga see sõjatahe oli hoopis nagu teistsugune seal. No ja kui sellised lepingud on tehtud, siis neid ei saa sealt baasidest üldse välja lasta. Nad ei saa sellest võib ju ma ei tea, missugune probleem tekkida. Ja Ameerika sõjaväelisi ei saa oma baasidest Eesti territooriumil üldse välja lasta, ütleb punkt. Ja kui neid on, siis olgu seal ja tuleb neile luua võimalikult. Ja kes naiskodanikud tahavad neid külastada, siis nad võivad minna baasi. Aga siin me jõuame teise küsimuse juurde hoopis. Väga head, sa ütlesid seda muuses. Mismoodi meil on serveeritud? Meil on kaitseväe harjutusväljakud. Jah. Soomes on 16 NATO või Ameerika baasi sisse. Oot, me ei räägi baasidest. Ei, ma ütlengi, et ma kurdan praegu, et meil ei ole baase. Soomes 16 baasi kavas, Rootsis 17 ja meil ei ole mitte ühtegi baasi, me oleme täiesti kaitsetud. Et kuidas me saame niimoodi selles raskesse julgeoleku olukorras hakkama? Harjutusväljak on, aga reaalseid baasi ei ole. Ma sooviks vastust sellele küsimusele. No, ma ütlen, et see on, jah. Et jah, huvitav, kas on keegi kuulnud, et meil on olemas baasid, Ameerika baasid pandud see paika? Ei ole, meie kasutasime siin seda, kas see harjutusväljak ja see nende majutus, see ju kuulub ju kõik ühte kompleksi. No, aga võib-olla nad elavad hotellides kuskil. Ma ei tea seda, see ongi baas, aga ilmselt kui nad on sellised seadustest kõrgemal, siis nad ei saa ilmselt sealt baasist välja tulla. See peavad seal olema lihtsalt. No, mis me keerutame, ütleme tegelikult, kui on olemas võrrigi kontingent, on olemas neil laod, on olemas tehnika, on abipersonal edasi ja see on komplekti valvatakse. Ja seda mina ütlen, et see ongi baas, aga seda ei taheta ju avalikkusele välja öelda. Öeldakse, meil on harjutusväljak, mida on vaja laiendada, kus on vaja kõmmida seda oma relvadega ja nii edasi, aga sisuliselt pole mitte keegi rääkinud varasemalt, tegemist on baasiga, sõjaväebaasiga. Nii nagu olid venelastel Paldiskis, nii olid Tapal, ma ei tea, kus veel, eks. Ütleme, et silmakirjalikkus on läinud oluliselt suuremaks kui kommunistidel oli, et uusmarksistidel on see asi ikkagi veel nagu veel jõledam. No Ukraina sõda ei ole ka, kumbki poolele sõda kuulutanud ja välja. No jah, ja siis ei ole sõda, inimesed surevad lihtsalt ise ära. Jah. Nii on. Aga kui me selle, ütleme, selle suveräänsusteema siin, ütleme, sellega nagu selle suveräänsusteema nagu sisse juhatasime, et siis tegelikult see on niivõrd valus teema, et Kalle, sa nüüd kandideerid ju üksikkandidaadina selle Europarlamendi valimistele. Ja
et noh, kui palju meie Eesti suveräänsust nagu sellel mingi Euroopa tasandil, kui palju seda üldse alles on ja kas teda on alles? Kalle, sa meil alguses siin me vestlesime, rääkisid, et sa tegid väga sellise tähelepanuväärse tähelepaneku sealt lugedes Euroopa Liidu aluslepingud, et seda lepingut pole nagu keegi lugenud üldse ja sina võtsid selle vaevaksi lugeda, tegid seal nagu päris avastus, et mis sa leidsid seal? Jah, küsimus on kõigepealt selles, et aastal 1995 Tiit Vähi allkirjastas ju Eesti ettepaneku sooviga liituda Euroopa Liiduga. Aastal 2003 toimus referendum ja 2004 siis võeti siis Eesti Euroopa Liitu vastu. Ja mismoodi serveeriti siis tegelikult rahvale, miks me peaksime liikuma, on see, et inimeste vaba liikumine, kaupade vaba liikumine, tolliaksiis ei ole ja selline, ütleme, helge tulevik. Aga enne kui nüüd ütleme see referendum teoks sai, sõlmis siis Euroopa Liit uued aluslepingud ja see toimus siis 1997. aastal ja kus oli sees väga oluline otsustus, et eesmärgiks on, et Euroopa Liidu kuuluvatel riikidel on inimestel on ühtne kodakondsus. Minu meelest on see konkreetne viide sellele, et rahvusriik, eesmärk Euroopa Liidul on kaotada ära rahvusriigid, kui ei ole rahvusriiki, on seda väga hõlbus valitseda ja tegemist on suunaga föderaalsele riigi tekkele. Aga sellest ei räägitud mitte sõnagi. Kodakondsus, see on rahvusriigi alus, see on põhiseadus sätestatud tingimus ja nüüd me oleme sellele asjale alla kirjutanud Eesti poolt ja meie eest varjati seda infot. Sisuliselt me alustame kõike otsast peale, nii nagu me tegime seda 90ndate aastatel, me peame hakkama uuesti Eestit vabaks võitlema. Ma tahtsin siin, üks tähelepanek oli, et siin oli mingi nädal või paar tagasi, kas oli mingi debatt oli seal Postimees, oli see nüüd eurokandidaatidega ja siis selle debati teema oli see, et me ei peaks olema mures oma õiguste loovutamisega Brüsselile. Me ei peaks ka oma raha ja elu loovutamise pärast muretsema. Üldse ei ole vaja millegi pärast muretsema. Jah. Küll Euroopa teab, mis on meile hea, kas me elame, sureme vaesuses või süstimises, tuleb usaldada. Aga selline nüüd debatt läheb nagu sedasi, nii peavoolu kaudu läheb suurele ringile, et me ei pea muretsema selle pärast, küll keegi teab kuskil, et kuidas on õige ja kuidas peab. Ja mul on üks väga oluline nagu fundamentaalne nagu probleem Euroopa Liiduga. Kus Euroopa Liit üldse tuli? See kasvas ju välja söe- ja terase liidust ja söe- ja terase liidu mõte oli selles, et Euroopas on olnud sõjad, eks ole, sõdivad seal teavad prantslased, inglased, sakslased oma vahel, et kui siduda nad majanduslikult nagu korralikult ära, siis sõda enam ei tule. Nüüd saab rahu ja õnn ja küllus ja kogu see õudus nagu lõpeb. Aga mis me praegu näeme? Euroopa on ikkagi käib sõda reaalselt. Eurooplased sekkuvad sellesse sõtta, nad varustavad seda seal nii oma spetsialistide, relvade, rahadega kogu seda asja. Osa eurooplasi on täiesti hullunud, nagu prantslased, kes need kaljekuked on ju väga õhku täis ja lubavad saata oma vägesid. Ma ei tea, mida neil vist küll ei õnnestu kuidagi nagu kokku saada, aga jutt on nagu väga kaugel sellest vaimust, kus Euroopa Liit nagu välja kasvas ja mis see asja eesmärk oli. Ja mina saan aru, kui tegemist on sõjardite liiduga, siis see ei ole üldse Euroopa Liit. Me ei ole sellisesse astunud, meil ei ole sellist Euroopa Liitu nagu kirjeldatud, ega me ei ole alla kirjutanud mingisuguses sõjaühendusele, vaid ikkagi niisuguse rahumeelsele rahvaste koostöö asjale. See on see probleem, kus mul nagu süda läheb pahaks, kui ma näen, mis seal Euroopas meil on hoopis teine toode ja meile müüdud maha. Jah, et meile lubati rahu, aga tegelikult oli selle valge tuvi asemel ikka mingisugune, ma ei tea, mingisugune
draakon põhimõtteliselt sülitab tuld. Nii, ma siis tahtsingi, võtsin jälle järjekordselt ühe raamatu kaasa, mis Jaanile väga näita mulle, näita vaatajatele ka ikka. Kaamerasse, aga näitan sulle, näe Jaan, vaata, need on need samad, see on see eelmise kommunismi ajast, eelmise impeeriumi ajast, aga see on jälle... Eelmise satanistliku orjariigi ajast, mis räägid juba selle praeguse, selle orjariigi rajamise plaanidest, jah. Ja see on samas Ameerika luure keskagentuuri afäärid Lääne-Euroopas. Ja selle on, ütleme, koostanud on siis Ameerika Ühendriikide Lääne-Euroopa ajakirjanduses ilmunud luure keskagentuuri salaoperatsioone ja tegutsemismeetodid paljastavate artiklite ja intervjuude kogumik, mille on koostanud endine luure keskagentuuri agent Philip Age. Et see ei olegi tiblade propaganda, vaid see on lihtsalt tiblade poolt tõlgitud ja välja antud nagu lääne materjalid, mis siis paljastavad. Nagu mingi Edward Snowdeni kui eelkäija või Julian kui Assange'i kui eelkäija. Ikkagi kahtlane. Ikkagi kahtlane, aga põhimõtteliselt kogu see juba, ütleme, see praeguse impeeriumi loomine algas juba reaalselt vahetult peale seda eelmist. On seal siis mingi juhtum ka, kus nad korraldavad mingisugust Euroopa Liidu asja või midagi sellist? Ei, no sa ma tõin välja lihtsalt ühe väikse sellise lõigu, et see oli, kuidas see luure keskagentuur toetab ühisturgu. Nii, ja see artikkel ilmus esmakordselt Londoni ajakirjas Time Out 23. mail 1975. Pealkirjaga Onu Sam läheb turule. Nii, aga tegelikult oli, ma ei hakka seda artiklit siin ette lugema, aga see räägib sellest, kuidas nagu luure keskagentuur võttis ette terve suure infooperatsiooni, kuidas nagu nügida Ühendkuningriike sinna samasse ühisturgu, sinna terase liituna. Jah. Muidu ei saa ju kuidagi sõdida. Jah, nii aga ütleme, kui me räägime see Marshalli plaanist, see oli see põhimõtteliselt, see juba hakkas juba selle Saksamaa taastamine ja kõik, millega loodi, see seoti ära kõik see sama suur tööstuspiirkond, mis oli see Ruhr, Elsass-Lotterän, Ruhr, kõik need Belgia ja kõik need samad, kus kõik terase söötööstus oli. Me oleme veidi kaugele läinud asjast, aga ikkagi, miks Euroopa Liit on nagu selline kõhtluse ja kahtlusi tekitav, üks jube monstrum on veel see, et see, mis algas söö- ja terase liiduga ja rahuideega, on muutunud praegu ju söö- ja terase tootmise vastaste aktivistide märatsemise nagu selliseks, ma ei oska öelda, polügooniks, kus tehakse mingid hullumeelseid kliima ja ma ei tea, mis trikke, kus sellest sööst ja terasest ja selle tootmisest ei olegi enam midagi järgi. Ja ei ole ka rahust enam midagi järgi. Et kõik on pöördunud pea peale. Et see on minu meelest see, mida kõik need Euroopa asjapulgad võiks nagu silmas pidada. Et see ei ole mitte mingil kombel see Euroopa, mida kunagi hakati ehitama. Võib-olla teda hakatigi ehitama selle eesmärgil, aga siis valetati. Igal juhul välja on tulnud hoopis midagi muud. Ma kõigepealt ütlen kommentaariks Svenile ühe täpsustuse. Sa ütlesid seda, et meie astusime Euroopa Liitu ja keegi meile sellest, mis toimus, see kodakondsuse, ühtne kodakondsus ja ühtne fiskaal, ütleme, pangandus ja rahandus ja maksude poliitika, et sellest meile keegi ei rääkinud. Ühtne välispoliitika oli seal ka. Ühtne välispoliitika ja julgeolek ja kõik asjad, see on ligi 200 lehekülge on seda tihedast kirjast teksti täis. Aga mina ütlen, et see väide ei ole õige, teab mille pärast. 95 me soovisime astuda Euroopa Liitu, 97 toimus Euroopa aluslepingute muutmine, aluslepingute paika panema, kus need samad positsioonid, mida ma eelnevalt mainisin, olid juba fikseeritud ja 97 kuni 2003 on ju piisav aeg selleks, et lüüa lahti riigi teataja ja tutvuda nende dokumentatsiooniga ja nii edasi, eks ju. Muidugi selge see, et seda tehti nii nagu tänapäeval, ütleme, reklaamitööstus töötab, räägitakse asjade headest külgedest, aga selle tõsine sisu ja keerukus ja ohud jäetakse rääkimata. Üks lihtne näide. Võtke lahti oma pass. Kas teil on kirjas seal rahvus? Mis rahvusest olete? Ei. See on kirjas ainult tõest. Kas seal sugu on kirjas veel? See nimi on kirjas. Jah. No juba number on ka olemas, isikukood ju. No sellele võiks lisada, et teil pole vaja oma passi lahti lüüa, et
pange see pass laua peale ja vaadake, mis värvi see on, et kas teil ei tundu, et teil Nõukogude Liidu niinimetatud pass, mis oli isikutunnistus, on täpselt seda sama värvi. Ja tegemist on Bordeaux punasega, mis satanistide ja nende illuminaatide ja maailmakorra kehtestajate silmis on orja värv. Et sul on juba nagu orja paber taskus. Nii, me oleme, täna on 4. mai, on ju? Täna on 4. mai. Täna on 4. mai, on ju. Eesti nagu siis sai ametlikult nüüd Euroliidu liikmeks 1. mail, täpselt 20 aastat tagasi. Mis päev on 1. mai? No siukse Euroopa ja Saksa mütoloogia järgi on see siuke nõiasabati päev. No, ja hiljem sai sellest siis nõidade põletamise päev. Ja ma ise mäletan täpselt, ma praegu ei leidnud enne saadet seda üles. Midagi raske on tänase peal asju leida, aga see oli üks luure keskagentuuri selline ametlik nagu paber, mis kirjeldas satanistide pühasid. Ja üks nendest oli 1. mai. Seal oli ka veel juures, et kas need olid loomaohvriga pühad, inimohvriga pühad, lihtsalt mingisugused riitused. Ja minu arust see 1. mai oli üks kangema kraadiga püha, kui mu mälu ei eksi. Satanistide püha siis. Aga kas see on juhus, et ütleme... Muidugi neid saatana templeid ja asju on erinevaid, eks neil igal ühel on seal oma püha. Aga selles paberis oli see 1. mai oli pühade hulgas kirjas. Aga ma ei tea, kas see on juhus, aga mul tuli meelde siin praegu see, et Jüri Lina oma seal 2 raamatus, et mis oli üks oli see Skorpioni märgi all ja teine on see maailmaehitajate pettus. Mõlemas kirjeldab seda, et 1. mail aastal 1776 loodi Illuminaatide ordu. Hämmastav kokkusattumus. Maailma või kalendris on 365 päeva ja need mingisugused kõik asjad juhtuvad 1. mail. Olulised asjad kipuvad juhtuma 1. mail. Ja siis see oli rahvusvaheline töörahva püha ja töörahvas oli see, need olid tollel tegelikult kõige vaimselt küündimatumad inimesed, et nende kätega siis püüti nagu uut maailmakorda või uut, me kutsume teda üleilmseks satanistlikuks orjariigiks, siis püüti siis seda kehtestada, siis edasi viia. Ja kehtestatigi näiteks, Venemaal kehtestatigi. Aga asi ei tulnud hästi välja. Tööliste peale ei saanud enam loota mingil ajal ja siis hakati tööliste asemel kasutama homoseksualiste, immigrante, igasuguseid luusereid ja muid nagu selliseid rahulolematuid gruppe, keda saab, kelle rahulolematus on fundamentaalne. Erinevalt töölisest, kelle rahulolu saab tekitada talle palka makstes ja töötingimusi parandades. Aga mõte mingisugune on tulnud kuskilt ebakultuurne inimene maailma lõpus. Tema probleemi ei saa lahendada, sest tal ei saa võõrast kultuuri selgeks teha, sest lihtsalt ei jookse tema peas. Nii, ja mul tuli siin praegu meelde, kus Sven räägib ka siin kõik nendest eelmisest kommunismist ja sellest. Mul tuli meelde see, et üks selline, me siin oleme ka 50 pluss kõik siin ja peaks teadma see Britiga mingi popmuusika bändi, Pet Shop Boys. Ja Pet Shop Boysi lugu oli Go West aastast 1991. See nägi välja nagu multifilm, hästi värviline, kirev, torumütsidega kloonid hüplesid seal. Aga see oli väga täpselt, võtke, me paneme selle kindlasti, paneme siin saate alla ka kommentaaridesse ja lingi sellele, aga võtke, vaadake see sümboolika üle, mul on ta väga hästi meeles, sest seal oli see, kuidas ta algab reaalselt mingi punastes värvides ja Moskvast punaselt väljakult ja kuidas need värvid muutuvad mingi siniseks, kollaseks lähevad ümber ja kuidas see kommunism liigub nüüd idast läände ja siis pärast, et uuesti tagasi liikuda. Nii. Ja siis ma räägin veel ühe lood, see oli tollest ajast, et nagu, oli kuidagi... Marksismi igavene taastulemine on väga tõsine probleem. Ja, aga kuidas nagu, ütleme minu jaoks isiklikult, kui mingi aastal 1991 lõi seal pildi hästi klaariks. Mul oli üks minu koolivend. Kus oli siis, oli ju tunne, et see jama on läinud. Me oleme sellest lahti saanud, me oleme nüüd vabad, nüüd oleme ju midagi inimlikku hakkab toimuma. Aga häirekella, ütleme, minu peas hakkas siis lööma ja teine põhjus oli see, et mul oli löönud see mitte see muusikavideo, ei löönud seda pilti nagu ette, aga oli üks teine juhus oli veel. Kui üks minu koolivend sain juhuslikult linna peal kokku ja meil oli tudengid alles ja tema rääkis seda, et kuidas ta sai mingi siukse prestiižse koha peale tööle, et oli Baltic News Service, et see on sellise tuntud ja rikka ja sellise Ameerika filantroobi, et George Sorose rahastatav ja kõik see, et ta toodab nagu seda uudisblokke kõike meie selle
ajakirjandusele ette, et siis meie ajakirjandus, tema saab nagu nende kulusid saab säästa, kohe ostab nagu need uudisblokid sisse, et noh, siis on neid lihtsam oma neid ajalehti toota ja kõik. Rahvusvaheline heategi aitab. Jaa, täpselt, aga siis ma oli kohe, opa, selge, keegi toodab meile, hakkab nüüd uudiseid tootma. Muidugi. No kui ise ei viitsi ju midagi ega ei ole võimelinegi midagi tegema, iga asi maksab rahast, tuleb suur, rikas, hea inimene Ameerikast ja teeb sinu ajakirjandustöö ära ja sinul lehe omanikuna ei olegi muud teha, kui raha kokku roobitsedes töö teevad ära Ameerika orjad sisuliselt. See ei ole nii. See ei ole nii. Sulle lihtsalt antakse mingid valede pakette nagu ette nagu kogu maailmale ja sa sööd neid rahulikult sisse. Ja ennem toodeti uudist meil Moskvas ette, nüüd toodetakse uus uudiste pakett, mis tuleb nagu lääne toodetakse mille. Nüüd see sama LKA toodab sulle. Absoluutselt. Meedia on ju täielikult luureorganisatsioonide kontrolli all. Sotsiaalmeedia eriti. Seal ei ole mitte mingit kahtlust. See ei ole vandenõuteooria. Selle kohta on nii palju pabereid. No võta kas või mingid Snowdenid ja nüüd kuni, kes ostis ära meil Twitter, eks ole, selle miljardäri nagu maski nagu paberiteni välja. Kõik loomulikult, see kõik, mida sa kuuled ja näed, on mingisuguste luurelurjuste valed. Kõige lihtsamalt ja selgemalt öeldes. No Udo Ulfkotte ju kirjutas ju sellest sakslane raamatu ajakirjanik ja kutseline ja no pärast ta leiti muidugi jälle surnuna, aga see raamat Gekaufte žurnalistin, ära ostetud žurnalistid on eesti keelt isegi tõlgitud ja see on täitsa loetuna saadaval olemas. Väga hea soovitus. Soovitus, aga tuleme Miljoni külaline, tuleme oma saate teema juurde tagasi. Tulemegi, ma juhatangi selle saate, nagu selle siis võivad selle teemaga tagasi, ma toon veel sellise näite toon, et mingi aeg tagasi ma käisin ühe kauni daamiga, käisime teatrist, Draamateatris, väga hea etendus, muideks on Amadeus ja see räägib, Wolfgang Amadeus kui Mozartist ja tema oli ka muideks, tema oli ka sinna, kui ta jõudis nagu massoonide ridadesse, siis tema karjäär nagu läks üles. Ja siis see, kes teda sinna Viini jõukonda aitas, oli mees nimega Antonio Salieri ja kui tema nagu aru sai, et see Mozart oli talent, siis tema ütles sedasi, et see oli väga muljetavaldav moment seal laval ja kui ta ütles sedasi, et nii, et sellest hetkest algab minu võitlus Jumalaga. Hakkas võitlema Jumalaga ja ma tahan Kalle käest küsida, et Kalle, kui sina osutad nüüd valituks sinna Europarlamenti, kas sina hakkad siis võitlema saatanaga? Minu mõttes ma võitlen temaga praegu juba. Küsimus on nagu selles, ma saan aru, kus sa sihid, et sa tahad küsida, mis ma saan tegema hakkan, eks. No ma arvan, et ma ei pea vist väga palju kirjeldama seda, mida ma Eestis olen teinud, alustades siin vaktsiini vastase tegevusvõitlusega, maskide vastase võitlusega, kus mind kirjeldati lamemaalaseks ja kujutate ette, 22 maikuus ma sain normaalseks tagasi, kuna selgus, et see, mis ma rääkisin, et vaktsiinid põhjustavad surmasid ja jäävaid tervisekahjust, osutus tõeks tegelikult. Aga need, kes omal ajal väitsid vastupidist, need ei ole muutunud paariateks ega idiootideks ega lamemaalasteks ega nendeks, kes teistele surma tahtsid, halbadeks teemoniteks, sellisteks jälganditeks. Keegi ei ole juhtunud, mitte midagi ei ole juhtunud nende. Keegi ei ole öelnud, et Sven, et nad valetasid, keegi ei ole öelnud. Muidugi üks väikene infokillukene vahele, et Ameerikas on algatatud kohtuprotsess, kus tahetakse siis võtta vastutusele need mürgiste vaktsiinide tootjad ja ka selle süstimise propageerijad. Nii et see on Kas see on kuskil osariigis või on see? Ma jätan praegu selle täpse küsimusele vastata. Ma tean, et see on olemas, viidet ma ei saa praegu hetkel anda. Aga nüüd tulles tagasi selle minu selle asja juurde, siis olen ma ju ka, ütleme siin muus tegevuses olen blokeerinud siin Riigikogu pulti, et mitte seda automaksu lasta tulla ja toetanud õpetajaste riiki. Ütlen, et kes viitsib TikToki või Facebooki lahti lõia, see näeb minu tegevuse kohta ära, eks ju. Sinu küsimusele, mida ma teen seal Euroopas? Vastus on selline. Siin Eestis
me võitleme tagajärgedega. Et lohet ei saa hävitada, kui sa raiud tema saba, vaid tuleb lüüa teda südames otse vaenlase koopas. Ma ei taha nüüd öelda, et seda, et Euroopa Liit on täielikult, ütleme, vaenlane, on asju, mis on head, ütleme, see vaba liikumine, tollide kaubandus ja nii edasi. Aga see, et tema tegelik eesmärk on hävitada Eesti rahvusriik, vot see on kurjast ja selle vastu ma kavatsengi seista. Aga kas see lohe on nüüd just nimelt seal Euroopas ka? Kas ta mitte ei ole kuskil ookeani taga hoopis? See on selline küsimus, millele poliitik ei tohi kunagi öelda, et ma ei tea. Aga mina ütlen, tähendab, mulle ei meeldi välja mõelda asju, nagu ütleme Jürgen Ligi, kes hakkab heietama kõigest asjast ja tuleb välja, et kõik muud on peale tema lollid ainult. Mina ütlen, ma ei tea. Ma ei tea, kus on see kurja juur. Aga see on ikkagi see Europarlament koos Euroopa Komisjoniga Brüsselis on see ikkagi instrument, millega viiakse ellu ja rahvusriikide hävitamist. Vähemalt, kes ütleb mulle vastu, kui kunstid, ütleme, ma viitasin siin ennem selle Euroopa Liidu aluslepingutele, me olime ise nõus sellega, et Eestis kaob ära Eesti kodakondsus, vaid muutub Euroopa Liidu kodakondsus. See on ju rahvusriigi hävitamine. Et neid protsesse tuleb peatada sellel hetkel, kui need sünnivad. Ma ei tea, kas mul õnnestub seda seal üksi, aga ma arvan seda, et minusuguseid inimesi on seal veel küll ja küll. Kindlasti tuleb juurde. Ja tuleb juurde, sest ütleme, konservatiivid on praegu, on selles mõttes, teevad väga tõsiseid edusamme üle Euroopa. Ja seal seljad kokku pannes. Me peame sellest uuest Nõukogude Liidust lahti saama, sest mina ei näe mingit vahet. Enne anti käsud Moskvast, me peame tegema seda, nüüd tuleb Brüsselist, oma otsustusõigust ei ole. Ma arvan, Kalle, et ma ühes asjas ei ole sinuga nõus, et seal oli väike siuke ebatäpsus seal sinu jutus, et sa ütlesid, et Euroopa Liidus on head asjad, et Euroopa Liidus on tollivabadus, on vaba liikumine ja kaubandusvabasus. Kõigiks selleks, Kalle, ei ole Euroopa Liitu vaja. See töötabki ilma Euroopa Liiduta. Seal on olemas EFTA, seal on selle vabakaubandusleping, kes on ka nende riikidega, kes Euroopa Liidus ei ole, näiteks Šveits, Liechtenstein, Norra, see on ka see leping on nendega tehtud. Ja neil on kõik need samad vabadused, mida sa nimetasid olemas ja mida sa omistasid ekslikult Euroopa Liidule. Seda Euroopa Liitu ei ole selleks vaja. Aitäh täpsustuse eest, ma nõustun sinu parandusega. Kujutad ette, ma nõustun sinuga. Aga nüüd ma tulen veel, et kui Kalle rääkis siin enne hetk tagasi, rääkis nendest nagu sellest kogu selle süstikampaaniast ja nendest jälgustest. Aga kui lähme sellest ollest, kui see süstimine pihta hakkas, lähme sinna aastakese veel tagasi, kui see nakkuslik karneval meil oli, kuidas sõrme nipsuga sul kaotati see liikumisvabadus ära. Ja see asi oli, ütleme ikka väga, kui sisuliselt praegu 4 aastat tagasi, kui reaalselt mulle meelduvad need pildid, mida igal pool, mis levisid igal pool ja mitte pildid, ainult videod, kuidas seal itaallased kuskil mingi linnades, mis põhimõtteliselt nagu mingi 15 minuti linnad olid juba, kuidas nad seal tänava, ütleme, seal istuvad akna peal, siis annavad teineteisele seal, ma tead, mingi löövad veiniklaase kokku seal, istuvad akende peal, välja minna ei tohi kuhugi, ja siis mul tuleb meelde see, et need juudi getod, esimesed getod ju rajati just nimelt Itaalia renessansi ajal. Ja need meenutasid seda, et nagu oleks mingi kellegi kättemaks nüüd. Et me lukustamegi inimesed nüüd ära mitte ainult riikidesse, vaid me lukustame ära ka linnadesse, põhimõtteliselt sa ei või oma majastki välja tulla. See on see 15 minuti linnade idee, millest räägitakse. No, kuidas saab üle maailma vangilaager olla niimoodi, et sa vabalt ringi lippad? Ikka pead olema kinni. Aga mis orjariik see on, kui see kinni ei ole ju, eks? Muidugi peab olema kinni. No, aga me ei suuda isegi neid Ameerika sõjaväelasi baasidesse ära lukustada. No, vangivalvurid saavad ikka ju liikuda ju. See on päevakild. Aga lühidalt kokku võetud, eks ju, väga ilmekalt, eks ju, kogu selle meie vaidluse teema praegu.
aga ma tahaksin lisada ühe asja, et aga siin on ka põhjus, et mikspärast maaelu on tegelikult süstemaatiliselt hävitatud põhimõtteliselt postkontorid kinni, kauplused kinni, arstiabi kinni, koolid kinni, lasteaiad kinni. Ja mis inimene teeb seal? Politsei kinni, ühiskondlik transport kinni. Just, kolib ikkagi sinna, kus on elu, ehk siis kontsentreeritakse sinna suurlinnadesse, kus on nende üle hea kontrolli teostada. See ongi põhjus. Maal saab inimene ennast ära toita, ta saab toitu kasvatada, linnas seda teha ei saa. Ja väga raske on teda kontrollida, kui ta elab seal, vaata meil ei ole nagu Vene küla, kus on kõik pundis ja kui maja läheb põlemas, põleb ta linnmaa nagu Petseri omal ajal, eks ju. Aga siin on hajaasustus. Ja see on probleem. Ei ole kontrollitav kõik, kogu Eesti elanikkond. Inimene, kes ennast ise ära toidab, on põhimõtteliselt vaba. Ta ei pea kuulma igasugust idiootlikku juttu, mida talle räägitakse, nagu vanasti talumehed ei tahtnud üldse mitte midagi kuulata. Nemad tegid asju nii, nagu kogu aeg oli tehtud, aga te mingid muud käguajamist naersid lihtsalt selle peale. Isegi kui aeti mõistlikku juttu. Mul tuli siit meelde see, mis ma eile just sotsiaalmeedias jäi silma üks selline asi, kas jälle ka mingi inimesed, kes nagu nüüd mõtlevad, et võiks hakata ka ennast ise nagu tahaks nagu ära toita ja siis esitab küsimuse, et aga ma ei teagi, kus neid mingi doktoriposti ja mingid juhtuseemneid saada. Et tegelikult on ära hävitatud see kõige olulise oskused midagi teha. Põhimõtteliselt on teadmised on siiski alles. Ikka on inimesi, kes veel oskavad kasvatada, ikka on raamatuid. Minul on täitsa paras hunnik. Siin riiulis küll ei ole, need on mul kodus. On igasugused aiapidaja käsiraamatud, kuidas kasvatada seda ja teist tüüpi asju. Mitte, et mul on väga väike see põllumajanduslik osa seal talus, aga põhimõtteliselt need teadmised on olemas. Et see ei ole selline täiesti ära kadunud nagu asi. No ma arvan, siin pigem võibolla see Ida-Euroopa on natukene selline, ütleme teistsuguse ajaloolise taustaga, aga ütleme, kui minna kuhugi läända või Soome, kas või Soome tuttavad käisid, tulid külla ütleme seal ja vaatad seda, kuule, sul on kasvuhoone, sul on mingid õunakud, sul on värgid. Nendel on kõik igal pool, mingi ovid on rohelised lihtsalt. Muru. Kõik. Aga tegelikult see teema, mida te puudutasite, minu arust on väga oluline, sellepärast, et see sama oskuse teema. Ja tegelikult on nüüd peale kasvanud põlvkond, kes ei pea praktiseerima ja arendama oma, ütleme, käsitöölist tegevust, oskust midagi remontida, parandada, kurke kasvatada, kartulit kasvatada ja nii edasi, vaid nad on kinni selles nutitelefonis. See on nende maailm, eks ju. Ja kui me ütleme, ma ise olen mõelnud, et huvitav, et mis siis saab, kui ühel hetkel nutitelefonid enam ei tööta. Ma kardan, et see inimene, noor inimene, mitte kõik loomulikult. Ma räägin nendest sõltlastest. Te ei oska, ütleme, linnapargis ka välja tulla, sest et ta ei pole harjunud sellega. Rääkimata metsast veel, eks ju. Et ja kui mõni aeg tagasi oli, mõnetate oli ju see, et Facebook oli maas mingi päeval. Siuke paanika. Oli selline juhtum? See oli siuke paanika lahti, et mis nüüd saab. Aga võtame, ütleme, 30 aastat tagasi, siis me elasime väga rahulikult selle üle ju. Midagi ei toimu. Kauge kõne tegemiseks oli vaja minna postkontorisse, tellida kauge kõne, võdata järjekorras ja siis kutsuti, siis läksid kabiini ja rääkisid. Aga vaatamata sellele, praegu on see, ütleme, sotsiaalmeedia kaudu on selline tohutu massiline infolevik, eks ju. Vaatamata sellele, et siis oli info liiklus väga halvasti, suutis eestlane tegelikult, ütleme, oma vabaduse eest hakata võitlema. Mina mäletan, kuidas info liikus ja see oli sellisel nagu maagilisel kuupäeval, see oli 20 august aastal oli siis 1991 ja vaata, kui oli see Eesti iseseisvus, kui võideldi kätte. Ja me olime parajasti ühel mingi suvisel järjekordsel, tudengid olime järjekordsel Altura objektil ehituse peal ja mingi raadio mängis seal ja siis oli see, et kui Edgar Savisaar kutsus, ütles seda, et Toompead rünnatakse. Rahvas tulge appi, eks. Aga see käis raadio kaudu. Ja see oligi raadio kaudu, aga see info küllus sellest piisas. Me viskasime ka, et mingi kellud labidad kõik nurka ja läksime sedasi. Ja see mingi laviin, mis sealt Mustamäelt siis alla läks, meil oli ka mingi 10 minutit siis mingi trolli peatus. Trollid olid sedasse, et see mass, mis nagu trollidega liikus, uksed olid ka lahti, need ei mahtunud sisse ja kõik läksid Toompeale. No aga miks see kõik juhtus? See juhtus sellepärast, et me elasime
ühe vägivaldse režiimi all, kus veel inimesed mäletasid eelmist Eesti Vabariiki. Noh, mina olesin maal Vanamõõres, mina kuulsin ainult vanase jutte sellest, kui tore oli elada nagu Eesti ajal. Isegi kui saksed tulid, oli ka veel tore ja siis edasi, eks ole, oli ainult mingisugune jama. See käis nagu päevast päeva. Noh, eks ole, Ameerika ajal mängis, sealt kuulsid ka veel mingisugust vastalist juttu. Et ühesõnaga, noh, see mingisugune teine meelsus oli ilmselgelt olemas. Varjatud kujul. Jah. Aga tänapäeval ma ei näe seda. Et see on nagu mingil hetkel nagu, no eks ega eelmise okupatsiooni oli vähemaks. Ma mõtlen, kas see oli Isotam või kes see dissidentidest oli, kes ütles, et noh, ta oli laagris või ta rääkis kellestki teisest dissidendist, kes tuli laagrist. No istus ja tuli välja 60-ndatel. Järsku tuleb välja ja vaatab, kõik on kommunistid. Ei ole enam nagu eestlasi, noh, kõik olid mugandunud, eks ole, no see võim ei olnud enam nii inimvaenulik, noh, teeme tööd, eks ole, teeme asja, tühja tead, nii, läheme kaasa, on parem. Viskame viina õhtu lõuga ja Tartu rääkis meile sellest näiteks, kui ta tuli. Ja Isotam läks siis oma jutuga edasi, kus ta ütles, et nüüd 90-ndatel on asi veel halvem, sellest, noh, nagu sellist, noh, eestlasi ei ole nagu üldse enam olemas, et need, kes veel 60-ndatel olid nagu pool eestlased või pool kommunistid, aga et nüüd on see asi nagu väga halb. Ja ütleme, et 90-ndatest on veel aega edasi läinud, et me näeme, et kus see rahvuslik meelsus on lahjenenud kogu aeg. Ja ma ei tea, kas me oleme juba nagu nii kaugel, et noh, et see asi on juba väga halb. Minu meelest see, mis sa räägid, on kõik õige ja minu meelest oli katalüsaatoriks oli tegelikult see, et Eestit taheti muuta tegelikult suureks kaevandusobjektiks, see oli fosforiidisõda algas see peale. Ta hakkas sellist, ütleme, looduskaitselisest asjast peale ja kasvas nagu, ütleme, lumepall. Muidugi oli siin, ütleme, see Nõukogude Liidu, ütleme, see poliitika, see perestroika või nii edasi, eks need asjad ju mängisid ka siin oma rolli, need, noh, riik oli tegelikult katastroofi ääre peal, Nõukogude Liit ja mis ta lõpuks sinna ära hävitas ka, aga kas meil praegusel hetkel on ju, enne me rääkisime ajalugu kordub, eks ju. Me oleme fosforiidist tagasi. Me oleme fosforiidist tagasi, oleme vaatamata selle, et paragrahv 5 järgi põhiseaduse järgi on Eesti maavarad rahvuslik rikkus. Mida tuleks kasutada nii ja nii. Nii mõistlikult tegelikult ja kui nüüd tahetakse hakata uuesti fosforiiti kaevandama, siis ju tegelikult Ida-Virumaa muutub, me teame, me ei hakka seda üle kordama. Eks eelmise okupatsiooni oli see, et nähti seda, et kui suur ehitus tuleb tohutult immigrante, võõrtööjõudu. Kas nüüd on teistmoodi, ma küsin? Ei ole, sellepärast, et meil on Euroopa Liit on otsustanud, et meil on ühtne kodakondsus, et kui sa oled aafriklane, siis sa võid olla ka Eesti kodakondsus. Ja tegelikult ka valimisõigusi kogu aeg praegu laiendatakse selles suunas, näiteks ütleme, Euroopa Liidu kodanikud Prantsusmaalt võivad tulla ja kohalikes omavalitsuses hääletada tegelikult selle oma kandidaadi poolt, kes, kui ta elab, ütleme, seal samas, ütleme, kohalikus omavalitsuses. Need Vene kodanikud ja halli passi meestelt tahetakse ära võtta? Ära võtta tahetakse need, kes on kodakondsuseta isikud. Et kui sa oled näiteks, noh, teisest rahvusest, aga sul on kodakondsus olemas, siis sa saad nagu hääletada. Aga nendel, ütleme, prantslastele, aga nendel ka Eesti kodakondsust ei ole? Aga need on Euroopa Liidu kodanik. Ta ei ole kolmandatest riikidest. No see on siuke konks, jah. Puhas eestlane. Aga see tähendab, kui tegelikult seda viiakse ellu seda ühtset kodakondsuspoliitikat. Puhas eestlane ta ei ole mingil juhul ju. Aga meil ei peagi olema selle poliitika järgi rahvus. Aga selle globalistide poliitika järgi ei ole seal ju mingit vahet. On ta eestlane, on ta mingisugune murjan, moslem, kes iganes, mida segasem, seda nagu parem. Ja muidugi maavarade juurde tulla, et need on Eesti rahva ühisvara, siis praeguseks ajaks on selline olukord tekitatud, et need samad Euroopa Liidu seadused, kelle siin tähtpäev oli, kus Eesti on kuulunud, need ju näevad seda ette, et ega riik ei saagi neid, Eesti rahvas ei saagi neid ühesõnaga kaevandada ega neid oma jaoks taritada. Selleks tuleb teha ju rahvusvaheline mingi see riiklik, mis ongi see hange ja kõik turg ja kõik oskused ja kõik on ju suurte rahvusvaheliste firmade käes. Et isegi kui Eesti rahvas tahakski seda oma loodusvara
enda hüvanguks kasutada, siis ta ei saagi seda, sest selleks peaks tulema siis see suur rahvusvaheline mingi suur firma, kelle lobi on paljuski selle Euroopa Liidu seadusandluse loonud. Korraldatakse selline hange, et teised ei saagi osaleda. Siis tegelikult teised ei saagi osaleda, sest nende käes on turg, nende käes on oskus, nende käes on tehnika. Nii et see Eesti oma maavarade ja maapõue ja loodusvarade kasutusele võtta oma rahva hüvanguks, see on lihtsalt kaduma läinud selle Euroopa Liidu. Ja sest nagu turbatööstuses ju tegelevad siin ju kogu aeg mingisugused hollandlased ja viivad seda siit ära ja ma ei tea, ma ei ole sellega kursis, mis seal toimub. No turbatööstusega on see asi praegu, et tahetakse seda ju piirata selles mõttes, et väidetavalt on see väga suur CO2 emissiooni tekitaja. Kliimakatastroof. Aga küsimus on tegelikult, siin on kõik asjad põhjuslikus seoses. Tegelikult see sama turvas on ju toitaine, ütleme, taimede kasvatamiseks, ehk mis taimed kasvatavad jälle toitu. Et välistada... Põllumajanduse vastane sõda käib ka turba vastane just, sõda. Aga sest see on üks tooraine on selle toidu tootmiseks. Oluline. Aga siin alles ilmus artikkel ju tegelikult, et polegi ju veel ju on üks väga suur CO2-ga, et mingi see, kus teda nagu peidus on, et see on nagu üleüldse nagu kahe silma vahele jäänud ja seda on mingi 100 000 miljardeid tonne. See on mullas. Muld on nüüd probleem. Eks tuleb ära asfalteerida, ma arvan. Kui Bill Gatesil on projekt, et mets tuleb maha võtta ja puud nagu maa alla aukudesse panna mullaga katta ja siis muld ise ka probleem, mis me nüüd teeme. Mina soovitan asfalteerimist. No ma arvan, et seda ei ole vaja asfalteerida, kui see muld on igasuguse taimestikuga, siis tuleb varsti suur tolmu purgaa ja tolmutorm ja viib selle viljaka mulla kuhugile merre või mägedesse. Kõva lõunatuult ja Saharaga ei liiva siia. Pole ju kindel, et neid taimi seal mulla peal enam kuigi kaua kasvab. Muldade olukord on niikuinii halb ja kui taevast puistatakse alla igasuguseid pilme tekitamise metalle, ja see jutt ei ole enam ammu vandenõuteooria. Alumiinium ei ole ikkagi see asi, mis nagu elu soodustab, vastupidi. See nagu hävitab elu täielikult. Et võib-olla see aeg ei ole nii väga kaugel ja koos sellega kaob ka Euroopa Liit. Ma tuleks nüüd korraks tagasi nende maavarade juurde. Tegelikult Euroopa Liit ju teeb praegu kõik selleks, et Eesti maavarad saada enda valdusesse. Miks pärast? Sest Eestil on tohutu maavarade varu. Muuhulgas kuulub Eesti 1/4 riikide hulka, kellel on siis haruldaste muldmetallide varu, mis on väga oluline komponent siin, ütleme, sõjatööstusel, elektroonikatööstusel ja nii edasi. Ma ei hakka rääkima siin ka raudoksiidi varudest ja nii edasi. No see on kulda, hõbedat kõike. Rauda, heada. Eks need on mujal ka, aga nad on siin nagu piisavalt hästi kätte saadavad. Jah, nad on kaevandatavad ja selleks siis eelmine Riigikogus koosseisus tuli siis Keit Pentus-Rosimannus, kes on Euroopa Komisjoni nüüd ütleme üks ametnik seal, ettepaneku, et eestlastele tuleks, Ida-Virumaale tuleb maksta kaevuritele siis 340 miljonit eurot selleks, et nad leiaksid endale uue töökoha. Näiteks neurokirurgiks või siis elektroonikaks või midagi sellist. Milleks oli seda vaja teha? Sellepärast, et kaevuriks ei õpita. See on dünastia, mis ütleme, käib vanaisalt isale, isalt pojale ja nii edasi. Et lõpetada selliste oskustega tööjõu olemasolu. Miks seda vaja on? Selleks, et tuua välisfirmad siia, kes hakkavad neid kaevandama, kuna meil omal tööjõuoskusi ei ole ja kuulutada välja ka konkursid, millega siis veetakse need kaevandatavad materjal viiakse siit Eestist välja, mille jaoks ilmselgelt minu arvates sobib hästi Rail Baltica. Seda ma näen Rapla ümbrus, kui mitmed punktid ehitatakse seal. Ja muidugi EKRE siin protesteeris, kaasa arvatud mina väga tugevalt selle probleemi vastu ja me oleme selle teemal ka nüüd siin hiljemalt väga kõvasti sõna võtnud ja kohtunud ka Ida-Virumaal ettevõtjatega. Ja kui ütleme, see eelnõu võeti vastu, ma küsisin, et okei, et me kaotame kaevurid ära, küsisin Keit Pentuse käest, Rosimannuse käest, aga kes siis kaevama hakkab? Eks siis tulevad mõned firmad. Kas ei meenuta natukene Maalit, kus on
väga suured võimsad kaevandused, Mali ja tegelikult kogu see rikkus, rahvuslik rikkus, mis peaks kuuluma tegelikult sellele riigile, Malile, läheb ju välja. Kas nad seal mitte riiki ära ei pööranud vahepeal? No seal on olukord segane jah, aga ma räägin printsiibist. Need inimesed käivad seal pasteldes ja kui minna veel rohkem ajalukku tagasi, maade avastajad, kes siin Magaljasid läksid siin Lõunamere saartele, vaatasid, et issand ilus riik on, ilusad naised on, eks ju, neil on kulda, hõbedat, karustahkasid, midagi muud, eks ju. Klaaspärlite riidetükkidest vahetati see vahetuskaubaga ära. Ja me oleme tegelikult praegu selles samasuguses staadiumis nagu tolleaegsed pärismaalased, kelle juurde tulevad rikkad Ameerika või ma ei tea, mis Euroopa onud ja võtavad meie käest 340 miljoni euro eest võtavad ära õigused kaevandada ja vastu saavad 100 miljardit. Suurepärane äri. Kindel. Ja see ei näi kedagi väga häirivat. See ei näi kedagi häirivat. Kui see Vene ja fosforiidi värk lahti läks, siis ikkagi oli ju kisakära ja protesti ja nüüd ei ole kisakära, ei ole protesti. Miks see nii? Mina mäletan, olid ju need mis need rattaretked olid, mingi fosforiidi need rattaretked olid. Roheliste rattaretked, kuidas elada see ja see maa. No praegu võiksid ju mingid Eesti rohelised või võiksid, nüüd on ütleme rataste. Praegu peaks olema tõesti roheliste kõrged. Ja mitte sedasi, nüüd meil on see sama see kastirataste kampaania, tehku kui oli rohelised mingi kastirataste rattaretked või siis nende tõuksidega või ükskõik millega. Et meil on reaalne probleem, maavaradega, see on kõige lõpp põhimõtteliselt. See ei ole ainult, et sul ei ole joogivett ja sul on immigrandid ja raha läheb välja. Lihtsalt, kui sinu maast jääb järgi mingisugune sopane auk, veel hulle. Siis on läbi. Fosforiit tegelikult on suht piiratud territooriumil ikkagi, ta on seal Põhja-Eestis ja seal Kirde-Eestis on ja nii. Aga meil on tegelikult üks maavara on veel, mille kaevandamine on veelgi räpa asemel. See on kildagaas. Ja seda on meie, nagu ütleme, selles põhimõtteliselt nagu sellest liivakivis või sellest paekivis on. Meil on teda praktiliselt terves Eestis. See on välja arvatud Kagu-Eesti, kus on nagu liivane ja savine pinnas, aga meil ülejäänud see paekivi peal ja kõik see ülejäänud Eesti on ju kõik seda kildagaasi on tegelikult see maa alla täis. Ja see on muideks edasi, kui seda vaadata Euroopa kaarti, siis ütleme on siin nagu Baltikum on väga tugevalt on ja siis on järgmine suur ütleme levikala muideks ongi Ukraina territoorium kildagaasi, kus on nii Lääne-Ukrainas kui ka on siis seesama see Ida-Ukraina praegu, kus see sõda käib. Hea, et meil sõda ei tule. Ma muidugi nüüd pean vastama Sveni küsimusele, miks see on nii, et midagi sellest ei räägita, eks ju, ja sellest roheretket ja et Eesti maavarade kaevandamine oli vist ikka küsimus. Jah, miks see nii on, mingit kisakära ei ole? Sellepärast, et ma lähtuksin praegu siin sellise Natsi-Saksamaa propagandaministri Josef Goebbelsi sõnadega. Selleks, et võita vaenlane lahinguväljal, tuleb võita kõigepealt lahing tema peas. Anda talle valeinfot, sööta oma infot, moonutada teise poole infot või üldse infot piirata. Ja kui sa oled võitnud lahingu inimese peas, siis oled sa võitnud lahingu väljal. Kõige odavam sõda. See on kõige odavam sõda. Ega ju muidu, kui sõda algas, siis ei korjanud venelased ja korjanud raadioaparaate ära, et hoida infot kinni. Siis ei olnud sotsiaalmeediat, siis oli see, osad peitsid seal talumehed, peitsid küüni ära ja siis kamboga käisid kuulamas. Aga kui sa suudad anda seda, summutada vastaspoole infot ja produtseerida enda oma, siis sa muudadki inimese mõtlemise peas. Ja sellepärast olemegi me niivõrd halvas olukorras, et meil ei ole propagandasõjas väga hästi läinud. Kuidas meil ju on riiklikud propagandamaod olemas, meil on, mis see 3 peaga maoga see Stratkomi väeosa, kõik on ju. Ei, küsimus on selles, et struktuurid on. Vaata, küsimus on nagu selles, et vanem generatsioon
on eakam, mitte vanem, on sellisel seisukohal, et see, mida räägitakse raadios või televiisoris, see on tõde, sest seda muidu ei räägitaks seal. Nad usuvad seda. Nad ei saaks ju valetada meile. Muidugi tähendab, ja mina olen ise ka niimoodi mõelnud ühe korra. Esimest korda mõtlesin, see oli viimane kord. See oli siis, kui algas see koroona jama peale, ma panin seal oma kileülikonna ja maskiga läksin sinna, sest ma arvasin, et valitsus ei valeta. Ma arvasin, et ajaleht ei valeta ja mis pärast selgus. Ühel hetkel hakkasin ise infot koguma ja sain aru, et nii ropult valetatakse. No vaatasin sama Jaani lehe peal, vaatasin see sama pilt on see Albert Paik. Ja tegelikult vaata selle seltskonnaga kogu seda juttu tulebki võtta edasi. Nende tõde on vale ja nende vale on tõde. Kõik tuleb 180 kraadi pöörata kohe ära. Siis hakkad üldse edasi vaatama. Minust väga hea selline ikkagi nagu märk sellest, et algab kampaania. Kõik lehed, kõik raadiojaamad, kõik telejaamad, kõik igasugused räpparid ja klounid hakkavad rääkima ühte juttu, ühe ja sama lausega, ühel ja samal ajal. Selge. No see on ilmselgelt vale. See on infooperatsioon, millega on vaja. Nad tõmbasid sae käima, järelikult tahavad nad midagi kurja. Põgene. Eile hakkas ju jälle üks kõva infooperatsioon ja konservatiivide vastu oli ju see Jaak Madissoni rünnaku all. Ja tüüpiline teema jälle. Kusjuures, kui hakkad lugu lugema, selgub, et mitte midagi ei ole. Mingi naiskodanik jälkus öö läbi kõrtsides koos meeskodanikuga, siis läks meeskodaniku juurde koju ja siis ta läks politseisse. Kusjuures ei juhtunud ei vägivalda ega seksi, aga võtta naiskodanik tundis ennast halvasti. No oli haige ka, sellest kuskil seal öeldakse, et ta oli haige. Haigel hakkas halb ja ta läks politseisse. Oleks tulnud minna arsti juurde, mitte Eesti Ekspressi. Ei no vaata, ma nagu niisama toon sellise näite, Kalle on ju siin, ei saa välistada üldse seda, et nüüd tuleks kohe mingi infooperatsioon, samamoodi tuleks sinu vastu kohe momentaalselt. Aga minu vastu on tehtud ju. Oi, sa oled saanud nii palju, aga see on mingi sedasi seksi teemal ju mingit inforünnakut pole sinu vastu olnud meediarünnakut. Praegu ei ole veel. Praegu ei ole veel, aga tuleb näiteks, et kuskil Tallis oli Ilja Lutsariga koos näiteks. No, mina ma nüüd pean sulle ütlema. Ei no mina võtan vastutuse enda peale, ütlen, et kui enne valimisi, eks ole, on vaja, eks ole, kompromiteerida sellist põhilist poliitilist vastast, ütleme konservatiive, ja siis tullakse välja sellise lapse jutuga, eks ole, no lihtsalt, et käisid kõrtsis ja naiskodanikul hakkas halb. No nii. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mingit reaalset kompromiteerivat infot ei ole, mingit fakte ei ole, mingit kuritegusid ei ole, mingit perverssusi ei ole, midagi jälki ei ole. Lihtsalt hakatakse mingit feministlikku mulli ajama. No lambis, see on täiesti tühi jutt ju. Kuskil täna hommikul nägid, et naiskodanikul oli, ma nagu midagi ei tahagi, et võiks nagu vabandada. No mille eest vabandada? Sellest ta ise ennast täis jõi või? No ei, ta ei joonud ka, ta jõi vähem, ma sain aru. Aga ta käis kõrtsist kõrtsi ja ei joonud. No, kes peaks vabandama? Minu meelest selles loos on üks väga oluline point on. Ma ei tea, kas te pole täna sellest keegi veel rääkinud. Mis viitab just sellele, mida sina praegu ütlesid, et selline infooperatsiooni moodi asi on, eks ju. Ma ei peaks tegelikult Jaaku kaitsma, sest ta on mind ka põhjuseta rünnanud. Aga ma ei hakka seda vana asja tooma, ma katsun olla aus. Ütle niimoodi, et selles artiklis tuli välja üks oluline moment, et see naisterahvas kuulub parempoolset erakonda, kes kandideerivad esimest korda Euroopa Liidu valimistel. Ma ei tea, ma ei pea vist rohkem oma argumente välja ütlema, kuidas ja miks see on tehtud. No, aga Süvarik on teinud järjekordse püünispartei enne valimisi, haibib nüüd mitte Eesti 200 või mingit muud taolist, nagu et see on uus lõks rahulolematute jaoks. No midagi tuleks nüüd teha ja asi ei ole jaagus, lihtsalt konservatiividel ei ole rohkem Euroopa saadikuid praegu. No tuleb võtta ette see, kes on ta siis nii sotsiaalselt lähedane või kauge, nagu ta parasjagu on. Sven, vaata küsimus selles, et see naine kuulus parempoolset erakond. Nii, saad aru? Ja. No midagi nagu ei olnud, aga midagi ikkagi ei ole vaja teha. Ja, just. Kui sa oled normaalne naine, kõigepealt esiteks sa ei lähe sellisesse seltskonda ja kui sa lähed sellisesse seltskonda, kus
mitte autoriteedi pärast, sa lähed sinna operatsiooni tegema, et see hiljem välja tuua. Agent. Jah, agent. Seksuaalagent. Sellised on küll, ega luure ajalugu tunneb selliseid naisi, kes toimetavad. Me rääksime praegu Jaagust, ega siis ju minu suhtes tõmmati ka see infooperatsioon käima, tähendab, et ma kõigepealt selle kütusepulliga, eks ju, siis, et ma elan üldse teises kohas ja ma panen riigiraha tasku, kus ma üldse majas korteris ma ei elagi, see purunes varsti. Käidi mul ju kodu juures igal pool pildistamas ja asju tegemas ja ma sain siis... Aga räägi lähemalt meile nendest juhtumitest, kui nad on siin nagu... Ei noh, mis ma võin rääkida, tähendab, eks ju, küsimus on selles, eks ju, ühel hetkel... Asjatult süüdistanud, ütleme niimoodi. Mina ütlen, et tegemist oli infooperatsiooniga, sellepärast, et oli vaja maha tõmmata Kaja Kallaselt see tema mehe Venemaa vedude skandaal, tulemas oli riigi eelarvemenetlus, loodeti sellest lihtsalt üle saada ja ma ei hakka nimetama inimest, kes ütles, nime ma ei hakka nimetama, ütles, et Riigikogus on süvariigi jaoks 2 kõige hullemat tegelast, need on Mart Helme ja Kalle Grünthal. Ja Grünthali puhul on eripära see, et ta on nagu viitsütikuga pomm, et kunagi ei tea, millal ta plahvatab. Ja ilmselgelt olen mina seal valitsusele oma küsimuste esitamisega pind tagumikus. Nüüd rääkida sellest loost, tõmmati ta üles kõigepealt ja absoluutselt kõik ajalehed, kõik meediakanalid tagusid siis mind nii palju kui vähegi võimalik. Nii, ühel hetkel siis otsustati, et mulle esitatakse siis kahtlustus, see pidi toimuma siis mõned päevad enne jõulupühi, detsembri lõpus, möödunud aastal. Kingituseks, jõulukingituseks. Ja. Aga üks päev enne siis juhuslikult kuulati üle 2 tunnistaja ja see muutis väga palju, sest ma olin otsustanud niimoodi, et mitte mina, vaid ütleme, et ma ei räägi seda enne, kui asi jõuab politseisse. Ja politsei siis pärast seda, et mind võtta siis 2 päeva pärast ette ja öelda, et kuradi pätt, eks ju, et esitame sulle kahtlustuse. Nad kogusid siis 1,5 kuud, see aeg lükkus edasi 1,5 kuud selleks, et nad pidid välja mõtlema uue kahtlustuse, kuna need faktid kummutasid kogu selle narratiivi, mida ütleme avalik meedia, peavoolumeedia oli minus kujundanud. Kumb see nüüd oli, kas see oli kütuse süüdistus või see elukoha? Elukoha süüdistus kukkus ise ära, tähendab, aga muidugi Postimees pani seda veel nädal otsa jutti, tähendab, aga muidugi nad olge ootel, tähendab, mul on need agiavaldused, agihoiatused osadele välja saada, et need on oote valmis kõik, eks ju. Okei, lähen edasi. Nii, läksin siis veebruaris, mitte detsembris, vaid 10. veebruari läksin siis uuesti keskkriminaali üksipäini, ma ei võtnud omal kaitsjat kaasa, ma olen piisavalt selleks tööd teinud 25 aastat, mingisugune väikene asi jääb külge ka. Ja siis ühel hetkel hakati mulle Võtsin ka kõigepealt, et kui mulle see kahtlust öeldi, et aga siin on väga suure puudujäägid, eks. Küsib, mis puudujäägid? Nüüd ma pean hakkama sinu tööd lihtsamaks tegema, ise teinima leib välja tööd, eks. Ja siis ühel hetkel siis jõudsime siis sinnamaani, et hakkas mulle pakkuma kokkulepet oportuniteediga, et kuule, tunnist ennast süüdi, et kahju on väike, ainult 3000 €, et siis õpetame asja ilma kriminaalselt. Mõtlesin, et ahaa, huvitav küll, eks. Sest ma olin eelnevalt öelnud niimoodi, et mina lähen lõpuni välja üldmenetlusega, detaile ma ei avalda, printsiibid on teil teada, miks see toimus. Ja siis, aga tahtsin näha, et millega see asi lõpeb, eks. Nii, see oli nüüd 10.11. veebruar. Sellel aastal. Mismoodi on asjad toimunud on niimoodi, et kui kellelegi pannakse kahtlustust, eriti või Riigikogu liikmele, siis kõik lehed pasundavad, on ju? Kohe. Aga seekord ei pasundanud. Huvitav, miks? Ei pasundanud. Veebruaris ei pasundanud mitte keegi. See asi jõudis avalikkuse ette kuskil märtsis. Ütleme, ei olnud isegi, minu meelest oli aprilli algus oli see kahtlustus tuli. Ma võin eksida, aga see periood, miks nad ei esitanud kahtlustust? Sellepärast, et see periood kulus ühe tunnistaja töötlemiseks, mitte ühe uurija poolt, vaid 2 uurija koostöös, et ta annaks sellised ütlusi,
mis sobiksid nii-öelda politseile. Ja anti ka kaudselt jooksid vihjed ka läbi see, et ta võib kaotada oma töökoha, juhul kui ta seda ei tee. Sinu vastu ei tunnista vale tunnistus. Vale tunnistus, nii. Ma sain sellest õnneks teada ja ma sain selle informatsiooni kohe anda siis, et Kanal 2 tahtis mu käest telefonidel intervjuud, ma ütlesin, et ma ei anna, saame esmaspäeval kokku, ma annan teile nii-öelda selle kaamera ees, eks ju. Ja ma sain selle loo kõik ära rääkida, et viitasin, et mõjutatakse tunnistajad tõendite saamiseks ja ainuke, kes seda kajastas, oli siis Kanal 2, eks ju, ühe korra. Ja teised ei võtnud mitte üht grammigi ülesse. Mis edasi sai? Siis muidugi küsiti siis ka veel keskkriminaali ja sisekontrolli, kes küsiti siis ka, et kuidas sellised asjad saavad juhtuda. Ei, meil sellised asja juhtu, see on täis jama. Juhtus nii palju, et ütleme nädalaga hiljem pandi siis kahtlustusele punkt ja saadeti asi prokuratuuri ja siiamaani ta seisab. Aga mis sealt peaks siis tulema? Mis järgmine käik peaks olema? No järgmine käik on nüüd prokuratuur tuttub nüüd kriminaalasja materjalidega ja siis ta esitab siis mulle süüdistuse. Tahaks näha seda süüdistust. Või siis nagu peaks esitama? Peaks jah. Või on tal teine variant, et muudetakse midagi. See variant on võimalik, siis on muidugi võimalik ka kriminaalasja lõpetamine, ma arvan, nad ei tee seda. Üks põhjus on see, et kuna minu suhtes on kriminaalasi, siis on väga hea minu tegevust jälgida kogu aeg, sest äkki ma teen midagi jälle seaduse vastast. Üritame ka siin silma peal hoida. Ja. Ja siis see süüdistus siis algselt oli, et... Süüdistust ei ole, ma pean ta parandama. Või see... Kahtlustus siis, no jah, siis, et sa siis kasutasid neid, mis need on, et noh... Ebaseaduslikud kütusekaarte või kütust või? Ei, mis teil antakse need kuluhüvitised ju? Ei ole. No põhimõtteliselt jah, ütleme, et on kuluhüvitisega seotud. Aga ma tahan kinnitada praegu, et tankisid siis oma autot siis selle... Mille kütusekaardiga siis? Oota, kuula nüüd, mul ongi oma auto. Aga räägi ilusti see asi ära. Räägi küll, jah, tähendab. Sa oled nagu keskkriminaali politsei uurijaga, et mina ütlen sellist asja. Ma olen uurija, räägi. Oled, jah, ütleme. Võin kinnitada, minu tankimised on seotud Riigikogu liikme tööga. Punkt. Ma ei saa oma kaarte avada, sulle ei rääkida praegu ära ja ka Eesti rahvale, mismoodi see oli? Mis põhjusel see oli? Ma ei saa seda praegu rääkida, sest ühe korra möödunud aasta detsembris sai räägitud ja siis hakati uut süüdistust või seda kahtlustust välja mõtlema. Mõistad? Läheme üldmenetlusse. Vaatame siis. Mõistad? Saad aru, me ei mängi, politsei ei mängi ausalt mängu praegu. Kui ta tuleb tunnistajad mõjutama, mitte ühe uurija, vaid kahekesi hakatakse murdma. Ja see mõjutamine kestis 2 kuud? Ei, mitte 2 kuud, aga see periood oli see 1,5 kuud või 2 kuud oli niimoodi. Saad aru, kui on olemas õigusriik ja politsei teeb ausalt oma tööd, milleks on tal vaja kahekesi hakata murdma inimest ja ähvardama teda sellega, et kui ta ei tee koostööd, siis ta kaotab oma töökoha. No muidu ta ei räägi seda, mida vaja. Aga midagi muud sinu kohta ei ole, aga midagi on sinu kohta vaja. No las ta siis valetab, pressime teda nii kaua, kui lõpuks ikka valetama hakkab. No ma nüüd tulen selle sama. Ma ei saa nüüd nagu üldse aru. Sul oli oma auto, tankisid selle sisse bensiini ja nüüd on see asi prokuratuuris. Ja mina ka ei saa aru. Mismoodi see võimalik on? Mina ka ei saa aru. Aga kelle kaardiga, siis enda kaardiga tankisid või kelle kaart siis oli? Vaata, sul on tegelikult jube hea küsimus, ausalt öelda, mõtlen niimoodi, et ja selle küsimusele peab vastama prokuratuur ja politsei. Mina ei oska selle küsimusele vastata. Mina ei saa ka aru. Aga ma ütlen veel kord, ma kinnitan, et kogu see tegevus oli seotud Riigikogu liikme tööga. Aga sa võid ju kellegi teise isiku kaardiga ka oma autot tankida, sest ei ole mingit Okei, jah. Võin küll, jah. No võid küll ju, noh. Ma ei saa aru, milles siis asi üldse on, nagu ei olegi asja. Aga ma arvan, sa pead küsima seda prokuratuurist. No need ei vasta mulle nii midagi. Aga mina ei oska vastata. No igal juhul ootame huviga arend. No ootame, jah. Kuriteo on ränk, mees läks ja tankis
autot kaardiga. Kliima vastu palju suuremat kuritegu üldse ei olegi. Ei no ma ütlen, et... Mis on üks väike, oli mingi liitlassõdurite poolt väidetav see vägistamine. Küsimus on nüüd tegelikult selles, et ilmselgelt mis pärast Kert Kingo sai kahtlustuse. Alustati ühest asjast, vahepeal muudeti, siis nüüd on ta kohtus omadega, eks ju. Täpselt sama on Grünthal. Ütleme, et ega siis me mõlemad ei ole niisugused parajad okkad valitsusel tagumikus. Me julgeme rääkida sellest, mis on. Ütlen oma teema lõpetuseks, et andke andeks, ma ei saa seda rääkida, sest need asju, mida ma praegu reaalselt hakkaksin välja rääkima, seda kasutab politsei ja prokuratuur hiljem minu vastu ära. Ühe korra on see toimunud juba. Et ma ei taha seda, ma ei saa seda vastata. Arusaadav, aga kuidas sa hindad, et kui siin nüüd valitakse Euroopa Parlamenti ja sa räägid seal samasuguseid jutte, nagu sa Eestis räägid, kujutad sa ette, mis sind seal Euroopas ees ootab? Kas löövad maha või... Ei kujuta ette. Ei, mina arvan, sa Jaagu peale nägid käibsed ära, mis süüdistused siis tulevad. Siis tulevad seksuaalteemad. Ei, muidugi väga rumal küsimus. Minust oleks pidanud aru saama. Küsimus on, kui sa küsid, et mis mind ootab, tead, ma arvan, et ma ei ole seal üksi. Seal on piisavalt, Euroopas on piisavalt palju on, tähendab, ütleme, konservatiivsed jõude tulnud ja me ei ole üksi seal. Ja me oleme ikkagi... Meid on rohkem ja vot seal me peame kokku hoidma ja ma saan öelda ka praegu seda, et ka Eesti rahvas peaks praegu, ütleme, konservatiivsed jõud peaksid hoidma praegu end kokku, mitte lõhestama üksteist erinevate vaadete asjadega. See ei ole hea. See lõhestamine käib. Aga see käib ja päris minu meelest toimub see järgmine operatsioon. Keskerakond ju lasti alla tänu sellele, et ilmselt pärast seda Porto Franco kohtuasja tilkus kohtunike käest, ma arvan seda, ma ei ole kindel, tõlkus välja siseinfo selle kohta, et otsus on negatiivne ja see tingiski momentaalselt paljude poliitikute lahkumise sellest erakonnast. Nii. Täpselt sama. Ja ütleme, Keskerakond ütleme, vaadates need reitingud, kui palju me seda usume või mitte, ma ei tea seda. See on, ma ei usu neid, ma ei usu seda, eks ju. Aga mis puudutab nüüd, ütleme, seda EKRE osa, siis siin mindid kavalamad teed. On tõstatatud üles sisemised konfliktid, otsitakse ülejooksikuid, kes tegelikult näitavad, et see EKRE on jama, on suudetud lüüa lõhe nende toetajate vahel ja see on tegelikult süvariigi teo tagajärjel sündinud. Sisuliselt üritatakse EKRE-t praegu sama tasa lülitada, nagu tehti Keskerakonnale. Mina olen ka EKRE-st lahkunud, eks ju. Aga ma lahkusin sellepärast, et ma ei tahtnud, et see sinu kaudu rünnatakse erakonda, sest ma olen samad meelt nagu ennem, et ma leian, et EKRE asjad on õiged. Ja on juhtumid, kus ma olen hääletanud teistmoodi, eks ju, aga põhiprintsiibid, postulaadid, mida on vaja, ütleme, eestluse ja Eesti rahva jaoks teha, need on samad. Et ma saan Martin Helmega, Martiga saan suurepäraselt läbi, tähendab, me arutame vahepeal omavahel asju, ma ei tee seda kõikide EKRE fraktsiooni saadikutega. Sinu hinnangul, ütleme, laias lahtus EKRE sihik on ikkagi paikas, jah? Mis asi? Et EKRE sihik on nagu laias lahtus ikkagi paikas, jah? EKRE sihik on paigas ja see, et ma ikkagi ütlen, et lahkeride tekitamine, see on süvariigi teema, kus otsitakse välja ja siis paisatakse avalikkuse ette, et näed, et seal on jama, see on mingisugune perevõim ja nii edasi. Ma ei tea. Kahtlemata juhid on need, kes juhtide otsused alati kõikidele ei meeldi. Aga see lõhestamine töötab reaalselt. Kui mõelda kas või üks väliseesti üksikvõitleja, kes siis nüüd on... Maik Kalamus peas ei mõelda. Kelle kõik väited tunduvad olevat valed, nii palju kui neid nagu on analüüsitud. Kes on seal ennast esitlenud mingi Trumpi mõjuka meeskonna liikmena, mingile Poola konservatiivile, tule taevas appi, eks ole, keegi Ameerikas ei ole kuulnud seal meeskonnas üksteist härrasmehest üldse ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Aga näed, oma kogemustest tean, kui palju tüli ja vaeva on olnud, sellepärast valimised on tulemas. Nüüd on siis üks selline tüüp pandud seda süvariigi tööd tegema. See muster on nii ilmne, nii äratuntav, kõik on arusaadav. Ja siis eidekeste kari viskub nagu sellise agendi kaitse.
Oi, see on nagu hea kogemus. Ma isegi ei kujutanud ette, et nagu sellises vastalises seltskonnas võib olla nii palju lihtsameelseid inimesi. See on täiesti valus kogemus. Millise agendi kaitsel siis? Selle Kalamuse või? Jah, minu jaoks näeb ta välja nagu agent, tegutseb nagu agent, räägib nagu agent, valetab kogu aeg, lõhestab EKRE-t. Minul on alus teda agendiks pidada. Ma ei saa öelda, et keegi maksab talle selle töö eest, aga ta teeb seda tööd, ma näen seda. Minu arvates on üleüldse, kui me võtame selle mingi perioodi, kui see nakkuslik karneval pihta hakkas ja kuni tänaseni välja, siis kõige rohkem ongi lõhestatud just nimelt konservatiive. Ja iga kord oli sedasi kõigepealt see nakkuslik karneval, kes uskus seda viirust, kes nägi sellest nagu seda uue maailmakorra ehitajate kõike seda pettust on nii. Ja kes nägi läbi ja siis see oli esimene lõhestamine. Järgmine oli see vaktsineerimise teema lõhestamine. Pooled, kes läksid selle peapaaluga kaasa, aga jooksid külge ees sinna naela otsa. Ja siis teine seltskond, kes nagu ikkagi vaatame natukene, mis sellest asjast saab ja kes totaalselt vastu, need siis omakorda löödi veel uus kiil vahele. Nii, siis tuli järgmine teema ja ütleme, see valus teema tuli, kui see sõda hakkas. See lõi omakorda veel, nii et neid kiilused on siin konservatiiv. Aga ütleme, et see sõda ja süstimine ja lõhestasid kõiki, aga nüüd see valimiseelne selline, ütleme see väliseestlase teema lõhestab ikkagi nagu konservatiive. Konservatiivid on üldiselt ikkagi need, kes ennast nagu siin vähem süstida laskid ja kõik nagu ikkagi see seltskond. Aga see lõhestamine, kõige suurem lõhestamine on ikkagi konservatiivide ridades olnud. Aga sellest tuleb aru saada, et seda tööd tehakse teadlikult, seda tuleb läbi näha, süvariik teeb kogu aeg ühesuguseid asju. See muster kordub. Alati tehakse uusi püüdisparte. Külaline soovis öelda. Et ma olen tegelikult jälle Sveniga olen nõus, et tegemist on ikkagi sellise infooperatsiooniga, et lõhestada konservatiivide rida. Nii nagu seda kogu aeg on tehtud, ma ei hakka, Reimi, sinu neid asju üle kordama, eks ju, miks pärast? Ma olen selle valimispettusega tegelenud süvitsi. Käinud koha peal nii-öelda valimisjaoskondades, olen jälginud elektroonilist hääletamist spetsialistide kaasabil. Jõudsin kui EKRE jäi nii-öelda Riigikohtus ukse taha, siis mina oma kaebusega jõudsin ikkagi Riigikohtusse ära. Muidugi jäeti mul need asjaolud kõik rahuldamata, kuid ühele küsimusele Riigikohus jättis vastuse andmata. Sest nimelt ma viitasin sellele asjaolule oma kaebuses, et valimised ei ole, minu meelest mis on põhiline asi, valimised Eestis ei ole ühetaolised. Selles mõttes, et kui paberhääletuse puhul kontrollitakse isikudokumendi ja isiku samasust koha peal, enne kui bülletään antakse, siis elektroonilisel hääletamisel kontrollitakse ainult isikukaardi kehtivust. Need ei ole ühetaolised, nõus. Elektroonilisel hääletamisel on võimalik häält muuta kas või 20 korda, minna lõpuks paberhääletuse teostama. Paberhääletusel oled sa oma sedeli lastud, on sinu missioon lõppenud. Seda enam muuta ei saa. Teine asi, mis on, ja ma ütlen seda, tähendab, Riigikohus jättis siis selle kaebuse läbi vaatamata, öeldes, et ma ei ole seda valimiskomisjonis algselt vaidlustanud, mis juriidilises mõttes on tegelikult õige. Aga see jättis nagu sellise ukse praegu lahti. Ja ma tegin nüüd 21 valimisseaduse muudatust ja kaitsesin neid ka, aga selle sama esimese punktiga, esimene muudatusette, mida ma praegu kirjeldasin, see võttis kogu aja ära, sest mul lubati ainult pool tundi seda esitleda, aga me komisjoni ei saanudki sest esimesest punktist kaugemale põhimõtteliselt. Aga küll ma sain sealt väga huvitav info, kuna valimisteenistuse juht Arne Koitmäe oli seal minu kõrvalistus, ma ütlesin, et mismoodi me seda salajasust räägime siin, et 27. veebruaril möödunud aasta valimiste alguses valimisteenistus tuvastas, et 63 häält anti valest ringkonnast. Et mismoodi võimalik? Ma ütlesin, ei, ma ei mäleta. Ma ütlesin, aga Delfi kirjutas, andsid intervjuud. Ei, ma ei mäleta. Midagi. Tegin siis arupärimise valimisteenistusele,
palun viitega muidugi see, et võimalik, et ei mäleta, et mälumaht ei ole karistatav, eks ju. Pani need artiklid teen välja, palun öelge, millisel viisil ja milliste tehniliste sammudega detailselt te tuvastasite vale häälte andmise ringkondades. Ja teine küsimus, lähtudes eeldus, palun kirjeldada, millisele õigusliku alusele te olete tuginenud seda toimingut teostades. Vastamise tähtaeg on, minu meelest on 10 tööpäeva, see on nüüd 9. kuupäevaks peaks tulema. Väga põnev. Jah, ütleme, siin on nüüd üks teema, mis seal oli, ütleme, tahtsin ka vahel öelda, et meil on nagu see, et ilmselgelt üks selline väga kõrgeline, ütleme, poliitik siin ja ütleme, meie peaministri isa, kes nagu väidetavalt tal on, ütleme, see amneesia ja paljusid asju, mida ta ei mäleta, aga eluloo raamatu kirjutas valmis. Sellega see ilusti hakkama. Kui nagu minna selle demokraatia, selle tänapäeva demokraatia selle ehitamise juurde üleüldse tagasi, et me vaidleme siin mingi valimisdetailid kõikidest sellest, aga kuidas see tänapäeva demokraatia üles ehitatud on? Ikkagi pean tulema selle Albert Paiki pildi juurde, mis on siin väga hästi seda rahvuslikku teataja siin esilehel on. Ja kuidas nad on loonud ju tegelikult sellest samast ühest ja samast juurest, kuidas nad välja kasvanud kõik need samad on liberaalid, libertaarid, sotsiaaldemokraadid, sotsialistid, kommunistid. Aga tegelikult on nad kõik üks ja sama. Nad on kõik üks ja sama ja siis kuskil kõrval teisel pool on reaalselt mingid oma isemõtlejad, põhiseaduse seised isemõtlejad. Konservatiivid on nii. Aga kui nagu selle mitme aruga nemad tulevad seda demokraatiat tegelikult teevad meil siin. Ja kõik need arud räägivad ühte ja sama juttu millegi pärast. Ja, aga kui me võtame need Eesti erakonnad kõik sedasi, kuidas nad ennast nimetavad, liberaalid, libertaarid, ükskõik kuidas sa neid võtad. Nad on tegelikult ühtede samade jõudude teenistuses. No meil oli ju tükk aega enne kui EKRE tuli nagu suurde poliitikasse, olid ju erineva nimega, erineva just nagu poliitilise platvormiga parteid, kes Riigikogus alati, eriti olulistes küsimustes otsustasid ühtemoodi. Olenemata oma nimest, oma ideoloogiast, oma müüdist või agendi legendist, alati ühtemoodi ja väga kiiresti. Sekunditega otsustati mõned mingisugused võlakirjadel allakirjutamised ja asjad, väga olulised asjad, hetkega. E-valimised ja kõik. Aga Kalle, räägi, mis seal Paides juhtus seal eelmiste Riigikogu valimiste ajal, kui sa kaebusi kirjutasid? See oli siis, see põhjus oli selles, et mul ei lubatud, ma olin vaatlejana registreerinud ennast ja ma soovisin, et ma saaks vaadelda siis seda kohta, kus seda paberseele hääletuse hurne hoitakse, kelle käes on võtmed ja nii edasi. Eelhääletusest siis oli... Eelhääletus, jah. Ja siis keelduti mulle sellest, et öelda, et sul pole õigus seda teha. Kui ei ole õigus, siis valimisteenistuse esitasin kaebuse selle kohta ja valimisteenistus rahuldas selle kaebuse. Nii et sealt ma sain nii-öelda positiivse vastuse. Ja siis sa said käia vaatamas, kus need... Sain ja nad pidid mulle andma veel erinevaid dokumente ja nii edasi, et ma sellise minivõidu sain. Nad võisid ju mingi ühe etturis olla ja over. Ja. Aga mina tahtsin kuningat lüüa. Kõik kaardid on lahti veel. Teed on lahti veel. Mitte ainult mul, muuseas, et ma ei nõustu sellega, et Maik Kalamus tahab üksi seda teha. Ei, siin on vaja ühendada kõik jõud ikkagi koos minna peale, sest ega see e-hääletus on ikkagi mitme peaga lohe. Ja nüüd tahetakse seda muuta veel selliseks, kus meil kaob praktiliselt üldse kontroll ära, et mingisuguste äppide kaudu, siis me oleme... Siis on meil täielikult maha. See on asi läheb rahvusvaheliste suurfirmadega. Just, mis on see BlackRock? No see on juba seal ilmselt praegultki juba see asi seal, et ega. Aga mul on siin kaasas on rahvuslikud teatajaleht aastast märts 2021 ja Kalle Grünthal on siin esilehel on kaanepossi ütleks natuke pilkav varjund, aga täitsa olemas ja alt võib lugeda, et Kalle Grünthal, Riigikogu liige EKRE teatas 8. märtsil Riigikogus,
et ametnikud on sõlminud Riigikogust mööda minnes lepingu Maailma Terviseorganisatsiooniga. Kalle Grünthal, nüüd otsene kõne jutumärkides, see on põhiseaduse rikkumine, sest välislepingud ratifitseerib ainult Riigikogu. Just. Ja. See on aastast 2021, jah. 21, kas siis see ongi see põhjus, miks sa bensiini valesti tangid, teised kõik tangivad bensiini õieti ja sa tangid valesti? Ei, see ei ole see põhjus. Küsimus on selles... Rohkem põhjused ilmselt. Ei, ma ei hakka ennast kordama, ma andsin vastuse. Aga see sama, ütleme, siit me jõuamegi selle WHO leppeniga, see, mis antakse, Eesti andis nagu oma õigused ära selle, ütleme WHO-le. Ei andnud veel ära. Veel ei ole antud või? No see sama, et mul ei olnud seda meeles, et ma juba 2021 ütlesin selle kohta, et WHO leping on vale. Tegelikult on asi nüüd niimoodi, et globalistid planeerivad nüüd ütleme sellist asja, et muuta siis pandeemialeppe ja rahvusvahelise tervise eeskirjasid, viia seal sellised muudatused sisse, mis piiravad inimõigusi asendanud teiste terminitega, mis võivad kaasa tuua siis selle, et ühel hetkel, kui näiteks WHO-s otsustatakse, et siin Pärnu on üks mingisugune malaaria volle, siis pannakse siin, nemad otsustavad. Siis pannakse see linn lukku, kõik istuvad kodus, toas, kõigil on maskid ees või rakendatakse mingid muid meetmed, kui sa lähed välipeltikusse ennast kergendama, siis võidakse sind sellest viia kuskile kongi. Vaat sellised õigused on neile antud ja küsimus on praegu selles, et seesama leppe ja tervishoiu eeskirjad on ülimuslikumast riikide põhiseadusest. See on see moment, millega, kui me selle leppega nõustume, siis me anname sisuliselt kogu võimu ära WHO-le, mis tegelikult on mingisugune mittetulundusorganisatsioon, mida finantseeritakse siin, ütleme siin, rikkamate rahastajate poolt. Maailma majandusfoorumi seltskond. Ja. Aga mis oli nagu minu tegevus selle sama asjaga oli see, et ma pean väga tänulik olema siin, ma ei saa nime nüüd öelda, Helen Last on seal tegevliige, kes on oma kaaslastega on siis võidelnud ja juristidega on analüüsinud, teinud rahvusvahelist koostööd selle pandeemia leppe satanistlikust olemusest. Ja tänu temale ta ikkagi jõudis ka Riigikokku ja see langeb muidugi nüüd sellesse perioodi, kui ma seal ilmselt selle kuriteo kahtlustuse sain, kus ma siis suutsin selle asja nii palju, ma töötasin välja selle dokumendi hästi lühidalt ja siis ütleme 11 saadikut, mina ja siis ütleme EKRE saadikud, üks oli siis Keskerakonna saadik, saatsime siis WHO-le teatise, et Eesti ei nõustu nende muudatustega, kuna tegemist on rahvusvahelise lepinguga, siis peab selleks, nagu sa ütlesid, seda sõlmima siis ütleme Riigikogu. Muidugi Riigikogu seal ELAK-i Euroopa Liidu asjade komisjoni esinaine tegi siis juba ka mingisuguse kääksatuse, et ei, et meie kunagi otsustasime, et me volitame Euroopa komisjoni Liis Pakosta, et meie eest läbirääkimisi või no see lugu, protsess on pika vinnaga. Ma püüan hästi lühidalt teha. Et siis me mina ja Martin siis saatsime suve kirja, tähendab, et see Pakosta jutt on jama, kuna ütleme, et kinnitame veel kord üle, et Eesti ei ole nõus nende leppemuudatustega ja me ei allu sellele. Muidugi seesama kiri, mis me tegime, see leidis muidugi rahvusvahelise tasandil meeletud positiivset hinnangut, sadu tuhandeid positiivset, vot eestlane on julge ja nii edasi, et see oli küll väike samm Eestile, aga suur samm siis maailmale. Selline ühe teadlase poolt tuli selline kommentaar. Ja pärast meid järgmise päeval ütles ei Uus-Meremaa, siis järgnes Slovakkia, tänase päeva seisuga on see vastasseis läinud suuremaks, minu teada Holland siin mõned päevad tagasi teatas ka, et tema ei nõustu sellega, aga mis oli see küsimus, see lõi sassi, need keeldumised lõid sassi, siis ütleme WHO plaani need tervise-eeskirjad ja pandeemia leping jõuga läbi suruda, sest et 29. jaanuariks
oli viimane aeg, kui sai neid muudatusi tutvustada siis riikide parlamentidele, sest et WHO põhikiri näeb ette, et punkt 54, eksin, ütles seda, et 4 kuud enne, kui toimub see maailma terviseassamblee, peab 4 kuud enne riikidel olema see muudatusettepanekud teada. Kuni tänase päevani ei ole neid muudatusi praegu riikide parlamendi liikmetele tutvustatud. Ja kuidas nende paberitega oli? On need üldse eesti keelde tõlgitud? No seda muidugi Helen Lasni ja tema kompanii on sellega tegelenud, on käinud siin ka ütleme rahvusvahelised meeskonnad need asju tutvustamas ja täna on, mis asi, täna 4. mai, siis esmaspäeval 6. mail toimub siis Tallinnas Nordica, minu meelest oli see hoones siis rahvusvaheline konverents WHO teemadel, seal on väga tugevad välismaa juristid, kes on need asjad läbi töötanud, seal on uued uudised, viimased uudised selle pandeemia leppe kohta ja ma ei tea, millegipärast on selle rahvusvahelise konverentsil palutud, et ka mina saaksin seal, esineksin selle 5-minutilise ettekandega, mis on muidugi suur märk sellest asjast, et sest see, kõik muud on siin väga olulised küsimused, aga kui meie riigi juhtimise üle võtab WHO, siis on asi Eesti jaoks, ma ütlen otsa pertsas. Erafirma võtab asja üle, mingi BlackRock või OneGuard võtavad riigi üle. Vabandan selle väljenduse pärast, aga nii see on. See on kõikide teiste riikide jaoks ka samasugune tulemus. Me satume orjanduslikku korda tagasi, kus on privileegitute klass ja teised on ainult orjad. Huvitav, kas see leping käib siis meie harjutusväljakutel pesitsevate liitlaste kohta ka? Kas nemad saavad ka orjadeks või neil jääb ikkagi see vangivalvuri positsioon? Noh, kui sul on nüüd näitasin sulle selle Euroopa aluslepingud ära, tähendab, nüüd on sul 200 või 300 lehekülge tudeerimist seal, et olukord on tõsine põhimõtteliselt, sest et tahetakse ju luua ka Euroopa julgeolekujõud ja need vist on olemas, aga ka sõjavägi, et saata selliste riikide vastu korda looma, kus on siis mingid mässuilmingud tekkinud ja ühed sellised hea tahte märgina toodud abilised on kohal, kes kaitsevad siis välisjõu eest praegu. Aga kuna meie karistusõiguslik jurisdiktsioon nende kohta ei kehti, siis nad võivad ju tegelikult ka sinu õunapoeda sõita, kui sul see olemas on ja sind korrale kutsuda. Kehtestada mingi süstveresiid. Jah, no täpselt, jah. Ma tahtsin nii palju siin vahele põigata veel, et me oleme siin täna nii paljudest igasugustest sellistest asjadest rääkinud, et ma ei tea, kaua see saade seal YouTube'is üleval püsib, aga tegelikult meie saade on nähtaval ka rumble.com ja guugeldage seal Afro 200, seal on igasugused muid häid asju on ka. Ja see Eestimaa maskita lood on seal ka, nii et sealt teda igal juhul maha ei võeta. Ja, aga aitäh väga asjakohase märkusest, Reimi. Suurepärane, meil täna läks ka päris pikk ja asjalik saade ja ma loodan, et tõesti asjalik ja tõesti huvitav. Me kuulisime külalise käest väga huvitavaid asju siin, mida me ei ole nagu kuskilt maalt kuulnud, et kuidas on WHO-le vastu saadud seista ja nii edasi. Ja tänan omalt poolt kõiki vaatajaid, kuulajaid ja jälle nägemiseni meie saates. Nii et aitäh. Kohtumiseni. Suur tänu nägemist. Aitäh kutsumast.